Alvaat proovisid juba? See on, ma proovisin väga hea. Väga hea, mingi võidu alvaan, ilmselt rasan on siin, aga nagu kuradi salvrette, kui kulub palju sellega siin. Kurat, igal pool käte külge kinni. Lõug on rasane ja. No, hea, päris hea. Kama ka, kama on ka hea. Oot, mis kaamerad käivad juba või? Kuule, kaamerad käivad, nii, oota, ole hea, kui korjan need salvretid ära siit kähku. Nii. Ma ei tea, vähem triibud ka või? Või, need võid olla, aga need ilusti pakendi sees, pole sellega midagi. Nii. Tervist, kallid televaatajad, oleme Hutu ja Tutsi show's, meil on käes 19. podcast. Minuga on eestlane Reimi, mina olen Hutu ja me jätkame ära proovitud genotsiidi kultuuri ja hariduse laineharjal. Ja sissejuhatuseks sõna Reimile. Ja tere minu poolt siin, et see, mis te kõik nagu siin arvate, et meil siin nagu toimuda võib, siis tegelikult on see, et meil lihtsalt saadeti järjekordselt mingi Ukraina kaubasaatjate poolt siin haruldast kraami nagu võiduhalvaad. Me sööme täna siin halvaad, võiduhalvaad ja me joome kama ka. Siin siuke väike nagu sümboolne värk nagu, aga kõik on nagu ainult nagu võidu nimel. Ja et millegagi seostada pole nagu mõtet, et need, kes küll nagu soome keele oskajad, et need siis teavad, et soome keeles see kama, et see tähendab hoopis midagi muud, mis nagu eesti keeles. Aga meil sellega nagu mingit seost ei ole. Ei ole ja kes mõtleb rumalaid mõtteid, see on putinist. Jah. On vaja väärikalt suhtuda võiduhalvaasse, võiduhalvaa küpsetajatesse ja investoritesse. Või muidu. See on see Ukraina mustmullavööndis seal kasvanud sellest nagu päevalillega. See on tõesti hea, seda võib kiitma. See on palju parem kui nende šokolaad. Jah. Aga selle nagu, ütleme nagu, et see kama asi, see on lahti see, et selline lugu, et kunagi mingi... Kama juues tuleb üks silm, tuleb kinni viigistada. Et kui 30 aastat tagasi, kui see alles see mingi põhja poole sinna nagu Soome vennasrahvaga see suurem sõbunemine lahti läks ja siis oli sedasi, et siis üks mingi Eesti mees, kes seal nagu ka hirmsat moodi nagu kama armastas ja siis ta läks nagu ka siin oma ärireisile sinna Soome ja kuna tal see hirmas kama armastus oli peal, siis ta ladus terve diplomaadi kohvri omal neid kamapakke täis ja siis Soome tollis mingi juhusliku valikuga võeti ta ette ja siis jõuti ta diplomaadi kohvrini ja siis küsiti, et kuule, et migas tässä? Tässä on kama. Ennem kui see kohvrit üldse lahti hakati tegema, mingit pikka arutust, meil kui oli käed selja taha, kummikitast kätte ja siis nagu keha õõnsusi läbi kompama. Ja ega kama ju tähendab soome keeles ju põhimõtteliselt nagu seda mingi narkotsi. See on üks euroasi, see narkootikum, kes täpselt ei tea. On Euroopa alusväärtuste hulka kuuluv pulber. Ja see on Euroopa ühtsus. See on Euroopa ühtsuse sümbol. Ja kütus, Euroopa ühtsuse kütus on see. Sealt nagu inspiratsioon, ideede allikas. Ega soomlastega on teisigi mingi häid lugusid seal, et kuidas mingi siuke soome mingi keelest tulnud, et seal selles, kuidas mingi Soome vennasrahvast käisid need laevareisijad, kõik need alkosõbrad käisid siin Tallinna vahet ja üks mingi see järjekordne siis mingi see
alkoreisil olev soomlane, siis see seal ise pajatas seal sedasi, et mun ema halusi, että minusta tulisi juristi tai tuomari, mutta minusta tuli turisti ja joomari. Et must tuleks... Seda on juhtunud paremateski peredes. Et must tuleks kas siis mingi jurist või mingi kohtunik on, aga tuli hoopis turist ja joodik. Lakekrants. Ja no sedasi, et meie, ka seda täna meie seda kama ja siis seda halvaadesse, et seda nagu, et seda ei tohi käsitleda nii, nagu te nagu arvate. Isegi Prantsusmaa mõistis jõuka siis need Venemaa valeväited, et Macron, Merts ja Starmer, et need seal, ütleme, Kiievi rongis tarbisid kokaiiniga. Et need kõik valeväited, need lükatakse ümber. Ja. Üldse, et mõistame kokaiini hukka. Ja. Üksmeelselt. Igasugused. Jah, üldse igasugused meelemürgid ja narkootikumid ja illegaalsed ained. Ainult ehtne kama. Jah. Kama ja halva. Jah, need kõik, mis on ehtsad asjad. Kui tõesti oled ikka südames ukrainlastega sööhalvaad. Jah, võidu halvaad. Sest muidu võib arvata, et sa oled hoopis mingisuguste Kolumbia poistega ühes jalgpallimeeskonnas. Jah. Võt nii. No mis teeme? Hakkame saatega pihta, jah. Täna peaksime natukene kiirustama, kuna meil on siin päevakava on väga tihe. Aga siis lähmegi sissejuhatuse juurde kohe või? Jo, kohe sissejuhatuse juurde, siin ei ole midagi oodata ei ole. Ja, aga siis hakkame sellega pihta, et kohe on alguses kohe siis häid uudiseid. Et siis meie peaminister Michal on öelnud, et vaesus on vähenemas. Kuidas ta täpselt sõnastas, kas on vähenemas või on vähenenud? Vähenemas on. Vähenemas see peaks siis tähendama seda, et ta nagu... Vaeste arv hakkab vähenema. Hakkab vähenema. Aga ei ole veel nagu väga märgatavalt vähenenud. Et selles mõttes tal on nagu hästi sõnastatud, öelnud, on vähenenud või ei, on vähenemas ja niimoodi nagu kujunemas ja selgimas ja hakkab looma ja niimoodi, et see on see poliitiku tarkus, kes oskab öelda niimoodi, et on mulle vaesus, vähe, aga hakkad süvenema nagu grammatilistesse nüanssidesse, selgub, et teilt ei öelnud mitte midagi. On tark tüüp ja au talle. Mul on selline tunne, et Michal, et ta siis ka kuulub sinna, nagu, kes nagu olid kunagi dekabristide ideoloogia toetajana. Ja siis ütleme üsnagi radikaalne ideoloogia ja nende ütleme, õnneks nende meetodite rakendamiseni ei jõudnud, et dekabristid ka tahtsid, et vaeseid ei oleks. Ja tapsid saari ära või mis nad tegid üldse? Isegi nad ei jõudnud sinnamaaniga, aga ütleme, nad ikkagi mingil määral kurja jõudsid teha, aga nende eesmärk oli ikkagi see, et vaeseid ei oleks. Aga ütleme, kui need kõik teised revolutsioonid, need on tahtnud ju sedasi, et nagu need rikkad ära tappa, likvideerida. See on nagu miinimumprogramm, aga võta, rikkad on ju vähe, see paar rikast maha nottida, see nagu ei ole üldse väljakutse. Aga et vaestega nagu arved õiendada ja kõik maamunalt ära pühkida, et see on tõsine väljakutse. Õige revolutsioon alati tegeleb vaeste probleemiga. Et vaeseid ei oleks. Sealt siit kujunebki välja nagu see, ütleme see, mida kõik on kindlasti kuulnud, on seesama see kuldse miljardi teema nagu, et see kõik need ülekullatud, see miljard jääks alles, et kõik ülejäänud likvideeritakse ära. Kaasas näiteks päris hästi on likvideeritud, seal ei ole väga palju rikkaid inimesi, pigem on keskmikud ja alla selle isegi paha tihti. Et siis seal küll on õnnestunud. Aga tegelikult selle samas Michali uudistega saakub ka see, et meie nagu ERR, nagu siis transvestiidisõbralik ERR on öelnud, et Statistikaameti teatel, et mullu müüdi rekordkoguses kalamarja. Tähendab, et vaeste arv on vähenemas. Aga siis kalamarja müük ei ole ju mingi näitaja. Kui leiva müük oleks vähenenud, selle kõige odavama leiva või odavate makaronide müük oleks vähenenud, siis me võiks öelda, et vaeste arv on vähenenud. Aga et kalamarja on rohkem, ega siis see või müüdud rohkem, ega see ei tähenda, et vaeseid on nüüd vähemaks jäänud. Lihtsalt need vähesed rikkad, kes on saanud veel rikkamaks. See tähendab seda, fakte tuleb õigesti tõlgendada. Ja vaene niikuinii.
ta ei teagi, mis see kalamari on. Muidugi te tea, jah. Talle näitad pildi pealt või annad labida kätte, ta küsib, mis jama see siin on. Sööte ka sellist jama. Ta ei saa aru, ta on ju, pole olnud raha nagu ennast täiendada ja harida. Et selles mõttes see, ma võin otsekohene olla või? Võib. Minu seal ERR-is on idioodid, värdjad, täielikult tatikraed, mitte millest aru ei saa. Ja ma jään oma sõnade juurde, värdjad. Ja mina arvan seda, Statistikaamet, et ta võiks ikkagi nagu ise nagu kuskil... Ega Statistikaamet ei ole väitnud midagi, et nagu vaeseid on vähemaks. Ei, seda ei ole. Nendel on number selline, minu ühtegi ette, et Statistikaametel ei ole. Kalamari nii, kalamari naa. Seda öelda, et ilmselt on ka see, et ega nende vaeste käest on seda nagu raskem seda infot kätte saada, et kui palju keegi nagu neid leiba tarbib üldse ja kõik see leiva tarbimine, et seda on raskem nagu jälgida. Kalamarja, ütleme need... Leib ja ravimid, kahte asja tuleks. Vaata, inimestel on öeldud, et ravimid teevad neid terveks ja siis nad võib-olla ostavad natuke vähem leiba, aga ravimeid ikkagi ostavad, et seal tuleb kahte komponenti jälgida selles rahavoogudes väga hoolikalt. Et kui ravimeid enam ei osta, siis on juba surnud. Aga kui veel ravimeid ostab, siis on, kuidas peaminister ütles, suremas või vähenemas. Aga ei. Suremas. Ütleme, kalamarjaga sellega on lihtne, ega sellega ju armastatakse ikka eputada ja pannakse kõik need numbrid, võib-olla lisatakse isegi juurde midagi. Aga leivaga see on nii, et ilmselt andmed puuduvad. Ega Stalinil ei olnud niimoodi, et heaolu näitajaks oli kalamari, ei olnud, šampus, tehti see, ta ei päris see prantsuse šampus, aga siuke kihisev jook Riias näiteks tehakse veel. Odessas tehti. Seda tehakse edasi ja see on jätkuvalt populaarne ja võt seda tuleks jälgida, et kas võrrelda, kas sovetsko ja šampansko, et ostetakse rohkem kui 70. aastal või vähem või 59. aastal, millal iganes. Ja siis me saame mingisuguse pildi, aga lihtsalt nüüd öelda, et kalamarja müüdi rohkem kui mullu, McDonaldsi indeks on näiteks olemas, see töötab päris hästi. See tähendab umbes seda, et kui palju McDonalds maksab, et see näitab siis nagu sellist elujärge või midagi taolist. Aga see kalamarja asi on ikkagi, pole üldse mõtet esile tõsta, et selles võttes veel kord nagu tuleb saata perse see Eesti Televisioon või kes ta ERR. ERR, jah, see on ühesõnaga jõledad tüübid. See kontor, jah, nagu jah. Jah, et pangu oma kontor kinni lihtsalt. Söögu vähem kalamarja esiteks ja teiseks pangu oma kontor kinni. Nii, aga samal ajal ütleme, nad ikkagi kogu aeg nagu selle kraami peale toodavad, ega me laseme ka nende selle kontori ja sealt tuleb selle kraami peal laseme liuguga, et kui need uudiseid nagu järjest vaadata siin järgmine pakett on tegelikult, nüüd ma loen ette mõned pealkirjad ja siis me hakkame arutama, kuidas seda asja nagu esitletakse ikkagi nagu rahvale. Nii, ma loen mitu pealkirja ette. Nii, need ka ERR-i omad. Nii, Statistikaamet. Eesti inimeste odatav eluiga on 79,5 aastat. Nii, järgmine artikkel pealkiri on. Prantsuse sotsiaalsüsteemi ähvardab tõsine rahakriis. Siis veel üks pealkiri. Taani tõstab pensioni ja 70 eluaastani. Nii, ja siis on sedasi, et veel üks pealkiri. Koalitsiooni läbirääkimistel visati õhku idee, et pangad saaksid inimestele maksta kinnisvara pensioni. Selle ma räägin ära, et see kinnisvara pensioni all, selle mõeldakse seda, et inimesed jõuavad sinna pensioni ikka, et siis nad saavad idee järgi oma selle, mis on juba korra nagu oma selle kinnisvara, mingi kinnisvara on juba pangalaenu kinni maksnud, nad saavad selle nagu idee järgi, selle väärtuse saavad selle raha uuesti hakata nagu sinna peale võtta. Ja sõnaga, et on näha, et see pensionivärk kukub kokku ja on vaja, et fondid ilmselt ei vea välja. Ja kuigi palju välja veavad, siis elada selle raha peale võimalik. Need püramiidskeemid ja nad ei vea välja, kuna see kogu aeg inimeste arv väheneb, kes sinna nagu raha juurde maksab, siis ta väheneb. Just. Ja väljavõtjaid tuleb juurde järjest. Ja siis nad nüüd skeemitavad, nad tahavad, et inimeste lapsed neid väga armastaksid. Ja siis nad panevad need inimesed sellisesse olukorda, et ellu jääda, peavad nad oma ainsa vara, mis neil on ilmselt see siis korter või maja või mingisugune, mis iganes, kus nad siis elavad, kuuris või keegi tea ju. Kõik, aga nad hakkavad uuesti panevad selle panti, et nad lõpuks nagu... et see on just pangast nagu surma eel on see välja ostetud panga käest ja selleks, et siis viimased päärad ära vireleda, annad sa selle pangale tagasi. Et lapsed siis rõõmustavad. See meenutab mulle seda filmirežissööri Buñueli, kes
lubas oma varanduse pärandada Rockefellerile, et lapsed ta auale sülitaksid. See on täpselt sama ärimudel siin praegu. Et jah, kui teie vanemad annavad oma napi vara mitte teile, kallid lapsed, vaid pangale, siis sülitage oma vanemate haua peale. Wallenbergide pangale. Ja selle panga peale võite ka sülitada muidugi. Jah. Aga ütleme, siin on veel, et selles on veel olulisi nagu selline märksõnu, et Eesti inimeste oodatav eluiga on 79,5 aastat, siis et Taani tõstab pensioni 70 aastani. Üldiselt kunagi, kui see pensionisüsteem loodi üldse, minu arust, kas seal mingi Bismarck ei olnud selle looja või tõesti ei tea. See tänapäevane see nagu otseselt genotsiid ei puutu. Läänemaailmaga oli pensionisüsteem, aga seal oli see teema, et mis oli tollel ajal oli oluline, et võeti nagu see keskmine nagu see eluiga ja siis inimeste keskmine eluiga, siis see pensionile nagu saamise pensioniiga oli need võrdsed. Tähendab, siin on väike vihje on sees, et kui Taani tõstab praegu 70 aasta peale, kui Eestis on oodatav eluiga on 79,5 aastat, siis tähendab seda, et Eestis on oodatud edasi, nii et see pensioniiga tõuseb kuskil 79 või 80 aasta peale. No ma arvan, et ta võiks kohe 100 ära panna, et muidu kogu aeg näritakse närvi, kogu aeg nagu tõstetakse jupi kaupa. 200 aastat ja siis on selge, et asi on selge ja ei ole mingisugust kuradi pensioniga mängimist, ega pension on nagu maks, sellega ei mängita. Ei. Ja. 200 aastat pensioniga, see on ju superluks. Ja siis sa ei muretse selle pensionifondi pärast nii kuni seda kätte, sa võid selle pensionifondi jätta pangale ja pangalt võtta siis vastu mingisuguse, ma ei tea, mis ta on, stipendiumi või mille iga. Ei, et see on niigi, kui sa oma selle kinnisvaraga lihtsalt, siis läheb lahti see loterii on ju. Ja võib-olla sured kohe ära, eks ole. No võt, siis on sedasi, et siis pank saab sinu selle, ega ta jagab sinu selle oodatava selle nagu eluea põhjal jagab ära seal. Kindlasti on tal kasutada ka sinu need tervisenäitajad ja kõik muud asjad. Ta on varastanud need näitajad kuskil. Ta on kuskil varastanud kindlasti. Mina ei ole tal andnud oma tervise näitajaid. Ja siis ta saab selle põhjal saab ju vaadata, et palju sul see potentsiaalselt seda jäänud on veel, ja siis ta ütleb selle, et ei, kuule, et sinu selle kinnisvara, et selle me peame jagama ka ikkagi mingi 30 aasta peale veel korra ära. Ja siis hakkame selle sealt nüüd poetama näppu otsast. Nii palju, kui maksid ennem seal 30 aastat seda nüüd veel, et 30 aasta osa, siis hakatakse poetama. Muidugi selles mõttes ma arvan, et ega pankurid midagi niisama ei tee. Nad võtavad hoolega asjad läbi. Näiteks mul on üks sõber, kellel on vähemalt 2 tuttavat, kes surid sellisesse surma, et nad said oma esimese pensioni ja jõid ennast esimesel pensionipäeval surnuks. Et see on pankadel ka nii mõeldud, et võib-olla nad annavadki siis selle nagu esimesel pinsipäeval sulle nagu päris korraliku papi ja eeldavad seod ennast surnuks ja see maja on kohe nagu nende oma. Ei, ma pigem seda ei usu, ma nagu usun seda. See on ikkagi kaval eutanaasia trikk. Ma arvan, et see on väga peenelt on välja arvestatud, et siis lõpuks võib-olla saavad sealt ikkagi need samad mingid need pihlakodud ja südamekodud ja need saavad ka mingi osa ikka. Vägistajad võiks saada sealt mingi osa. No need pihlakodu vägistajad saavad. Sa paned maja pangale, siis saad nii palju pappi, et minna vanadekodusse, aga kuna vanadekodu teenus koosneb suures osas vägistamisest, et siis see juba ametlikult nagu pank annab vägistajatele poole näiteks sellest sinu maja pensionist siis. No nendest vägistajatest meil tuleb täna rohkem teistes ka. Vägistamine on väga huvitav. Sellest me ainult vägistamisest räägikski. Ja no muideks järgmine selline uudis ongi, millest võimegi rääkida, on see, et mingi Lääne-Virumaal peatati lammaste ebaseaduslik religioosne tapmine. No sellest loomulikult siin ei räägitagi, et mis sellele... Miks me enne ei ole kuulnud sellest, et kuskil Viru või Mulgimaal lambaid religioosselt tapetakse, et on mingisugune lamb ja tapjate religioon, kes siis tapavad lambad, siis on nende usukomme. Ja huvitav teada, ei see endast väga vajalik informatsioon. No sellest siin ei räägita. Võib-olla on ka seatapjate mingisugune organisatsioon või kultuslik liikumine kuskil. Mina nagu sellest ei räägita, et mis nende lammastega ennem tapmist nagu tehti. No sa ei pea seda teadma. Piisab sellest, et sa tead, mis toimub vanade kodudes. Sa tahad, et su pea oleks täis selliseid õudseid pilte ja nagu fakte. Ei ole vaja. Mina ei taha teada, mis nad nende lammastega seal enne tegid. Tehku, mis tahtsid. Ja see on religioosne ja kõik. Kui riik on meil ju... No see on loogiline, meil on ju nagu religiooni vastane riigikord, eks ole, meil tahakse kloostrit kinni panna ja kotitakse mingisuguseid kristlasi igast august. Keegi pahaks ei panema. Jah, et selles mõttes, loomulikult see on ju võiduhalva.
No, ma arvan, et võit oli nüüd kena sammu lähemale. Ikka tuleb. Ja, nii see käib. Nii ta käib, jah. Et lasta siis olla. Ma ei teagi, kuhu me oma jutuga nüüd pooleli jäime. Meil oli mingi väga oluline teema. See oli see religioosne lamba tapmine, mis ära keelati. Aga loomakaitsjad, ma usun, on ju täiesti vaimustuses, kui lambaid enam ei tapeta. Mind väike ütleme, mis nagu kepeldama jäi, et kas need, sellest ma sain aru, et kuna seda artiklit jälle nagu täies ulatuses, see oli Delfi artikkel, seda täies ulatuses lugeda ei saa. No maksta ka ei saa, sest ta läheb ju Delfi tüüpidele, kui sa maksad. Täpselt. See ei ole võimalik maksta. Ja hüüs on see, et ma ei saanud aru, kas nüüd oli probleem oli sellega, kas oli halal tapmisega või oli košer tapmisega. Et kumma, millele see nüüd käsi ette pandi nüüd? Eesti riigis on kõik religioonid võrdsed, mõlemad keelatakse ära. Seal ei ole mingit kahtlustki. Meil ei saa ju diskrimineerida ühte religiooni, jätta teine diskrimineerimata. See keegi seal kuidagi vägivaldselt tapab kängurusi, nii nagu ei tohi tappa, eks sellest usk on selline. Känguru tapmisele tehakse kohe lõpp peale. Tuleb mõlemaid, kõiki tuleb diskrimineerida. Mitte diskrimineerida, vaid kohelda vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Diskrimineerivad nad ennast ise, kui tahavad. Meie neid ei diskrimineeri kunagi. Võt, selline lugu, aga oli seal kirjeldatud ka, et mis seal siis halb on, et mis eristab siis religioosset lamba tapmist nagu ateistlikust lamba tapmisest. See ateistlik on hullem veel. Et polnud kuidagi nagu eurotingimustele ei vastanud, selle ma sain aru, et oli kuskil mingi enam-vähem seal kuskil seal samas, kus nendele nagu einu sisse söödetakse täpselt samadest tingimustest toimus ka nende lammaste tapmine kohe. Ai. No igalus asi on segane. Ja kui lehed midagi nagu täpselt lahti ei kirjuta, siis nad varjavad. Seal oli midagi metsikut toimus seal kindlasti. Jube piinasid lambaid enne. Ju lasid elektrit sisse. Väärkohtlemine seal oli kindlasti. Ja, et seal pidi ju midagi halb olema, et ega see ei ole nii, et pead lihtsalt lambale hinge palve ja siis lööd kirvega pähe. Ei ole, enne seal kindlasti veel tehti 100 imet. Ei, kindlasti, jah. Võib-olla kägistati surnuks lammas, ebainimlikult. Mina usun küll, et see võis nii olla. No seda ei oska nagu ise kommenteerida. Uputati, võtsid lamba kinni, uputasid ära. Sasid vahepeal jälle nagu nina pinnal, jälle pea alla, jälle nina välja, no niimoodi piinasid enne kui ära tapsid. Ma arvan, et see on religioon on Eesti riigis ikkagi, jah, õnneks on kontrolli all. Ma ei tea, mis ta muidu nende lammastega teeksid. Väga hea uudis, jah, aitab nüüd. Ja, sisse juhatusse veel läksin sedasi näiteks, et meie see uus terviseminister on ta vist Karmen Joller, et Maailma Terviseassamblee vastu võetud ajaloolisest pandeemialeppest. Meie võidame sellest kohe kindlasti. Ja siis kohe sellele järgneb uudis, et Sotsiaalministeeriumi plaan lubaks koolilapsi vanemate loata vaktsineerida. No nii, et siis see vanemateta vaktsineerimine on nagu hea asi, sellepärast, et kui on tarvis ikkagi süstida ja vanem ei luba. Üleval pool on otsustatud ära, et Eesti lapsi tuleb hakata süstima, ükskõik millise ilgusega siis parasjagu on. Ja siis tuleb mingi lapsevanem hakkab kräunuma. Mida sa vingud, raibe, mis süstime, keda me tahame? Et selles mõttes on nüüd nagu riik on ennast kehtestanud ja selgitanud, et riigiga ei möliseta ja lapsi mitte ainult ei pilastata, vaid neid ka süstitakse. Et selles mõttes, teenus on läinud nagu veel ebainimlikumaks ja see on täitsa okei. See lõhnab minu jaoks genotsiidi järgi ja kõik, mis genotsiidisse puutub, see on ikkagi traditsiooniline ja nagu väärtuslik. No vaata siis, kui me siin vaatamegi see, mis me hetk tagasi just arutasime, seda sama teemat, seda pensioni teemat, et siis ongi, kuna lapsed on meie tulevased pensionärid. Tulevased pensionärid ja meie pensionipüramiidis alumine osa, et siis ega ei olegi nagu hea riigil, et kui nad nagu sinna pensionini välja peaksid. Ei muidugi, aga nad peaks ikkagi nii palju, et nad selle maja nagu saavad pangale üle anda. Ja täpselt sinna järgmisel päeval eutanaasia või ükskõik mis siis, et nad täpselt siit ilmast lahkuksid, kui allkiri on all, pangaleping on kehtima hakanud. Nii, ja võib-olla isegi parem, kui seda esimest nagu laksu kätte ei saaks sealt üldse. Suuremeelsusest pangad võiksid selle esimese ikkagi maksu ikkagi nendele teha. Võiks olla selline, et ta küll ise seda kätte ei saa, aga see esimene osa vähemalt jäetakse pärijatele. Vähemalt, jah. Et siis on nagu hundid söönud, lambad terved. Või lambad söönud ja hundid terved. Jah, mõlemad pidi hästi. Jah, igal juhul.
et nii, sellega tuleb rahul olla, aga mis seal oli, seal Jolleril oli veel mingisugune, mis rahvusvaheline tervisekonsortsiumi leping või mis värk tal seal oli? Et see oligi see, et see vaktsiinileping, me läheme kohe tagasi vaatame. Vaktsiinileping on midagi sellist, mis kõlab juba väga hästi. Jaa. Ütleme, et seal isegi mina ei loeks, mina juba nagu kolmanda ajalooline pandeemia läpe, et meie võidame sellest kohe kindlasti. Et ta loomulikult me võitsime Iraagi sõjast ka. Ta loomulikult jättis märkimata, et kes see meie on, ja. Nemad muidugi võidavad. Miks see mitte? Afganistani sõjast võitsid, Süüria sõjast võitsid, süstimisega ka võidavad. Ühe korra juba võitsid süstimisega, tahavad teise korra veel võita. Inimlikult igati mõistetav, et selles mõttes sinna teksti ilmselt ei ole vaja süveneda väga pikalt. Ei, absoluutselt, jah. Aga siis, mis vahepeal siis veel ju, mis meil siin juhtus, oli ju see, kui seal terve Pürenee poolsaare pimedaks jäi ju. Seal läks elekter ära. Jah, aga siin ma loen nüüd jälle pealkirjad ette, siis me saame aru jälle, mida meile tegelikult nagu öelda tahetakse, mida meile müüa tahetakse. Et siin on ka EPL Delfi artikkel Silver Sillak. Hispaania elektrikatkestus andis ettekäände levitada hirmu ja valeinfot. No milles see valeinfo siis seisnes? Selles, et pimedus on halb olla või külm ja paha? Umbes nii, et see oli ette kavatsetud ja kõik sellised asjad, et see ikkagi ette planeeritud kõik tehtud. Sellega ma olen nõus, et on ette planeeritud. Kuidas see valeinfo? Mina ka ei saa. Nad ju planeerisid ise ette, et nad asendavad elektri mingi pasaga, nii nimetatud taastuva elektriga. Jah, täpselt. See oli ette planeeritud, see on Eestis ka ette planeeritud. Aastaks 30 oli Eestis ette planeeritud, et elekter asendatakse pasaga. Ja seda on teinud värdjad. Absoluutselt. Jah, aga siin on kohe järgmise pealkirja juurde, et Lõuna-Prantsusmaa elektrikatkestuste eest võtsid vastutuse anarhistid. No, ma arvan, et need anarhistid ei võtnud vastutust enne, vaid võtsid pärast. Keegi pidi vastutuse võtma. Ikka. No aga eks nad said mingi papi, aga siis nad võtsid. Ja just nimelt, ma arvan samamoodi, et mõtle, kui sa oled selle pasa elektri nagu mogul ja teenid nagu ilge hunniku pappi. Ja ei taha ise vastutada. Viskad anarhistidele. Aga seal oli natuke, see oli Prantsusmaal, see oli mingisugune Cannes'i filmifestival. Homoseksuaalsete filmide festival väga tõene. Ma ei usu, et seal on muid filme ammu on. Et need võisid olla heterod, siis ärge öelgu mitte anarhistid, vaid heterod võtsid vastutuse. Et see oli ikkagi homofoobne nagu see tegu. No, ühesõnaga keeruline värk. Aga Reuters peale seda, see on ERR uudisel, et Reuters, et Euroopa Liidu elektrivõrk vajab katkestuste vältimiseks üüratut rahasüsti. Jaa. See tähendabki seda, et võtame need... Kus see raha tuleb? Siis ei saa ju Ukrainale anda 800 miljardit. Relvaabi, kui nüüd osa sellest, sedagi raha pole kuskilt võtta, tuleb, ma ei tea, hoiustelt või kust, ma ei tea, kinnisvarast või kust välja väänata. Aga... See on jutt, mina ei usu seda juttu, neil ei ole seda raha. Aga nüüd ootamegi, et kust te seda välja, kuidas seda välja... Milleks neil seda raha vaja on? Ega see, mis elektrivõrk, ega elektrivõrgul ei olnud midagi häda. Elektris oli häda. Ei ole nii, et võrk on pask, elekter on pask. See, kust nagu ennem seda elektrit toodeti ja kust nagu praegu nagu toodetakse, et need asjad ei lähe nagu kokku. Et lihtsalt elekter on praegu vales kohas. Kõik on valesti elektriga, sellepärast, et seal on hakatud mingit kliimanalja tegema ja mingisugust ökomahedat nagu käkki keerama. Ja sellepärast ongi kõik, mis seal, kus ta on, ehk pimeduses. Täpselt. Ja ilmselt ma loodan, et see, need Hispaania nupumehed seal jäävadki pimedusse ja see elekter ei tule enam kunagi tagasi. Ja see on neile paras. On. Ja see on kliimale väga hea, kui üldse elektrit ei ole. See on kõige parem asi üldse. Et selles mõttes projekt on õnnestunud. Kliimat see on nagu üldse nii teisiti väga ei mõjuta. Aga ja siin on üks tõsiselt nagu selline positiivne uudis. Positiivsed uudised on meil väga vaja praegu, raskel ajal. Et see Donald Trump, Tonni, tema avalikustas kava rajada USA-le raketikilp nimega kuldkuppel. Kuld on pehme metall. Aga arvestades seda, et vaata see praegu see Iisraeliga oli raudkuppel, see nagu ei kipu nagu üldse pidama. Aga raud on kõvem metall kui kuld. Aga nad ei pea. Ei pea. Järelikult teeme kullast, siis ei pea üldse. Aga vaata see mingi siuke, mingi selliste
alternatiivmeedias, tagurlaste poole nagu liikvele seesama see kuldkupli teema on ju selles, see on ju see mingi see muinasjuttu, see anunnakide muinasjuttu. See, kuidas see nende see planeet, see Nibiru, et see ähvardab ju muidu ära põleda ju vaata ju. Või ära jahtuda. Vahet ei ole, mis seal või ma ei tea, kuidas see täpselt on. Igatahes on ainuke asi, mis aitab, et selle vastu, et see igalt poolt nagu siit maa pealt tuleb kõik kuld kokku korjata, on ju. Need anunnakidele anda. Nemad teevad jah kuldkuplit ja neid aitab. Ja neid aitab, on ju. Et meil on sealt see Donald Trumpi idee on kaudselt sealt tulnud. Aga ma arvan, et tal jutt on õige, et kuldkuppel tuleb, aga see ei tule mitte Ameerikasse, see tuleb teise planeedi peale. Jah. Jah, see on väga hea paljastus, praegu väga asjakohane ja selle peaks saatma postiga Ameerikasse, et nad teaksid, kuhu see kuppel tuleb ja milleks hea, et nad hakkaks vastu rapsima. Muidu ütlevad, näed, ei pea seal juutide maal see teraskuppel või raudkuppel mitte midagi, nüüd teete meile ka kuplit, raiskate raha ära. Aga muide, ma kuulsin sellist nagu spekulatsiooni, et see kuldkupli eelarve on täpselt sama suur, kui sõjatööstuskompleks on siiamaani teeninud nendest kõrbesõdadest, mida nad seal peavad, eks ole. Et see näib olevat nagu Trumpi selline, nagu hundid söönud ja lambad ka söödud. Nagu selline skeem, et sõdasid me enam võib-olla nii väga ei pea, aga teie sõjardid saate oma raha kätte. Nimetame seda kuldkupliks, eks ole, te saate raha, aga inimesed jäävad ellu neid ja tapeta maha. Et tegelikult see on parem variant kui see, mis on. Mitte see, et lurjustele raha antakse, see ei ole hea. Aga et nad saavad raha kohe ära varastada, nii et nad ei peagi relvi tegema. Meil on siin kuppel mingi värk. Eeldatavasti ikkagi, kui me vaatame ikkagi, et kogu see mingi sõjardid ja see sõjatööstus, et võib paljuski olla ju kõik need anunnakid ja järeltulijad. Ja siis on selge, et sealt nagu lähtub see nende eriline huvi selle kulla vastu ju. Ja nagu sul endal oleks planeet hädas vaja kulda katusele panna, katus laseb läbi ja ainult kullaga saab lappida, muidugi on vaja kulda. Et kõik on täiesti loogiline. Jaa. Aga mis meil on? Kas me nüüd selle sissejuhatusega oleme ühel pool? Me võime, et need on päris head nagu uudised olnud kõik viimseni, et nüüd võiks edasi minna teiste uudistega, mille hulgas võib-olla on üllatuseks ka mõni vähem hea. Ja. Aga täna nüüd ongi, tänases saates tahaks teha nagu sellise tavapärasele natuke erineva muudatuse, et muidu meil on alati see esimene osa kohe see nagu genotsiidist. Ja täna räägiks nagu sellest, et nendest ütleme nendest maavaralepingutest. Maavaralepingud on ühed demokraatlikumad lepingud üldse kogu maailmas. Seda, et viljeletakse mitte ainult siin meil nagu, ütleme, mitte ainult siin, et ütleme, Ukraina tegi maavaralepingu, aga siin on ju sedasi, et ka Kongo tegi sellega maavaralepingu ju. Aga kellega nemad tegid selle? Ka USA-ga. Tont küll. See on ebaõiglane. Miks keegi ei tee Poolaga maavaralepingut, küsin? Poolakad on lahedad tüübid. Miks nendega ei tehta lepinguid? Nad tahavad ju ka kõike head. Kongol on sedasi, et Kongol on ka, tal on ütleme neid varasid on palju seal kõik mingi koobaltid ja värgid, aga see on mingi Hiina kontrolli all mingi 3/4. Ja siis nüüd on see, et mingi osa tahetakse USA-le ka nagu maha. Jäägid veel, mis siis ripakile on jäänud soisemates maanurkades. Liitiumiga on ju see häda, seal on sedasi praegu mingi Austraaliast, Tšiilist, Argentiinast, Boliiviast, kus seda saab. Seda saab Eestist ka, ma arvan. Liitiumist, mina ei tea nagu Eestist nagu enne. Kindlasti saab. Ukrainas on ta niigi libisemas ju nüüd sinna nagu venelaste kontrolli alla. Aga venelane tahab ka raha. Ükskõik kellelt sa ostad selle liitiumi, see lipu värv on tähtis, see ei ole, seal võib olla kas või islami lipp üleval peas, et müüvad liitiumi sulle maha suva ju, kes seda teeb. Niikuinii on korruptandid ja müüvad odavalt. Ja siis mingi oli ju alles, kui see Iraagiga oli demokratiseerimisprotsess oli ja siis tehti ka kohe mingi maavaraleping. Siis oli sedasi miljardid kohe haihtusid, aga maavarasid ei saadud. Oleks mul miljard, see haihtuks ka kohe ära. Midagi haihtab ära, jah. Need võetakse väga lihtsalt. See on nagu raudteemiljardid või tuuliku miljardid või riigieelarve miljardid. Oli 2,5 miljardit, enam ei ole haihtus. Ei see, ütleme, milleni nagu tahaks jõudagi, et oligi see, et nüüd kui see Ukrainaga nagu see maavaraleping, et see nagu tehti, nüüd kirjutati alla, siis see tehti ikkagi sellele eesmärgil, et see et Ukraina rahvas nagu saaks rikkaks. See on raha,
see on rahaga tagasisaamise eesmärgil, et mingi, noh, ütleme narkomanist näitleja käest, aga see raha väga raske kätte saada, see on peaaegu sama võimatu nagu mingi joodikust välipreestri käest. Ei, no nagu ei ole, noh, kus sa võtad, surm ka ei võta sealt, kus on narkomaan. Ei olegi, no just võtsingi kaasa sellepärast, et jälle et näidata sellel näitel, et siin meil Šveik on niisugune hea selline raamat, et mis nagu, kus on kirjeldatud seda, et kuidas nagu ütleme selle joodikust välipreestri käest, noh, et on suht lootusetu seda raha nagu ka kätte saada. Aga alati maksab üritada. Jah. Nii. Ja noh, loengi siit mingi sellise lõigu nagu, et siis kõik saaksid aru, et miks pärast ta nagu keeruline on ja kuidas see võrdlus nagu eriti sobib sinna nagu Ukraina näitesse ka. Täpselt. Jah. Nii. Nii, ja alustangi siit, et siis välipreester ütles, et ma lähen nüüd kohvikusse, Šveik, kui keegi peaks tulema, siis oodaku. Umbes tunni aja pärast tuligi üks halli pea, sirge kehahoiaku ja karmi pilguga vana ära. Kogu tema olemisest õhkus viha ja tigedust. Ta vaatas kõike nii, nagu oleks saatus ise läkitanud ta meie vaest planeeti hävitama ja isegi tolle jälgi ilmaruumist kaotama. Ma korraks segan ühel kirjelduse järgi kõlab nagu Joe Biden. Jah, ta rääkis järsult, kuivalt ei olnud. Pigem nagu tonni tuleb nüüd sedasi oma nagu neid rahasid, mis nagu Biden sinna nagu võlgu andnud oli ja nüüd tahab nagu tagasi saada. Rääkis järsult kuivalt ja rangelt. On kodus? Läks kohvikusse. Vahet pean ootama. Hüva, ootan kas või hommikuni. Kohviku jaoks raha on, aga võlgu maksta, siis ei ole. Ise veel preester. Kurat. Sülitas köögi põrandale. Ärge sülitage siin, ütles Šveik ja silmitas võõrast uudisimulikult. Ma sülitan veel korra, näete nii, ütles vihane ära jonnakalt ja sülitas teist korda põrandale. Et tal ka häbi raasu ei ole, ise on sõjaväe vaimulik, nurjata niisugune. Kui te olete haritud inimene, hoiada Šveik, siis jätke see komme võõras korteris maha sülitada. Või arvate, et kui ilma sõda on, siis võite enesel ükskõik mida lubada. Pidage ennast viisakalt ülal. Aga mitte nii nagu mõni pätt. Te peate käituma delikaatselt, kõnelema viisakalt, aga mitte laiutama nagu mõni huligaan, teie tsivilistinäru. Kuri ära kargas toolid püsti, hakkas vihast verisema ja kisendas. Mis te endale lubate? Kui mina ei ole haritud inimene, kes ma siis olen? No ütelge, peldik olete, vastas Šveik. Vaatas talle otse silma sisse. Sülitate maha, nagu oleksite trammis, rongis või kuskil avalikus kohas. Ma olen järjest imestanud, miks seal ripuvad igal pool sildid, et maha sülitamine on keelatud. Aga nüüd näen, et see on teie pärast. Küllap teataks igal pool, mis lind te olete. Kurja ära nägu muutis värvi. Ja ta vastas sõimuvalinguga Šveiki ja välipreesti aadressil. Kas olete oma jutuga valmis, küsis Šveik rahulikult. Kui oli kostnud viimane, mõlemad olete lurjused nagu härra ees, nii tentsid tagantjärele. Või tahate veel midagi juurde lisada, enne kui trepist alla lendate? Kuna kuri härra oli ennast nii tühjaks rääkinud, et tal ei tulnud enam ühtegi sobivat sõimusõna meelde, ja ta pidi sellepärast vaikima, arvas Šveik, et rohkemat on asjad oodata. Tavas ukse tõukas kurja härragaadi lävele, näoga trepi poole ja andis hoobi, mida oleks häbinud isegi rahvusvahelise meistrimeeskonna parim jalgpallur. Trepilt kurja härra selja tagant kõlas Šveitsi hääl. Šveiki hääl, kui järgmine kord, kui lähete viisakate inimeste juurde külla, pidage ennast ka viisakalt ülal. Kuri härra uitas tükk aega akende all ja ootas välipreestrit. Šveik avas akna ja pidas teda silmas. Viimaks ometi see külaline välipreestri kätte. Välipreestri viis ta oma tuppa ja pani enda vastu toolil istuma. Šveik tõi sõnagi lausumata süljakausi ja asetas külalise ette maha. Mis te teete, Šveik? Teatan alandlikult, härra Feldkurat. Selle härraga oli siin juba põrandale sülitamise pärast väike pahandus. Jätke meid üksi, Šveik. Meil on mõned asjad õiendada. Šveik lõi käe kõrva äärde, ütles teatan alandlikult, härra Feldkurat, jätan teid üksi. Šveik läks ära kööki, toas aga algas väga huvitav kahekõne. Kui ma eksin, tulite selle veksli eest raha saama, küsis välipreester oma külalise käest. Seda küll ja ma loodan. Välipreester ohkas. Inimene satub tihtilugu särasesse olukorda, et tal jääb üle ainult loota. Kui kaunilt kõlab see sõna looda selles Eestikeina lehes, mis tõstab inimese kõrgemale elukaosest. Usk, lootus, armastus. Ma loodan ära välipreester, et summa. Jah, tõesti lugupeetud ära, katkestas teda välipreester. Ma võin veel kord kinnitada, et sõna loodan annab inimesele tema eluvõitluses jõudu. Ärge teiegi kaotage lootust. On üpris meeldiv, kui inimesel on selge ideaal, kui ta on süütu ja puhas olevus, kes laenab veksli vastu raha ja suudab loota, et see tal õigel ajal tagasi makstakse. Tuleb loota, väsimatult loota, et ma maksan teile ära 1200 krooni, kui mul pole taskus 100-tki. Ja siis, pagles külaline. Jah, vastas välipreester. Külalise nägu muutus järjest jälle ähvardavaks ja vihaseks.
Ära, see on pettus, ütles ta püsti tõustes. Rahustuge, austatud ära. See on petmine, kisendas külaline õnnakalt. Olete minu usaldust kurjasti tarvitanud. Ära, ütles välipreester. Teile mõjuks kindlasti suurepäraselt õhuvahetus. Siin on liiga umbne. Šveik hüüdis ta kööki. See ära soovib välja värske õhu kätte minna. Teatal alandlikult ära Veldkurat kostis köögist. Olen selle ära juba kord välja visanud. Korrata, kõlas käsk, mis täideti otse kohe kiiresti, nobedalt ning karmilt. See on tore ära Veldkurat, ütles Šveik, kui ta trepilt tagasi tuli. Tegime temaga enne sotid selgeks, kui ta oleks meile lamenti teinud. Malešitses oli keegi kõrtsmik lugenud mees, kellel oli pühakirjast iga asja kohta oma ütlemine peas. Ja kui ta kedagi härja Karagaga ei peksis, ütles ta ikka, kes oma vitsa ei vääna, see vihkab oma poega. Aga kes teda armastab, see võtab aegsasti karistada. Sulle näitan, kuidas minu kõrtsis kakeldakse. Ja paistab, et ei saadudki seda raha vähemalt sellel korral kätte. Need 1200 krooni olid sama hästi kui peldikus. Nii. Ja see oligi sedasi, ma arvan, et see maavara leping, et see on ka pigem ikkagi sealt, et midagigi kätte saada. Nagu põrandale sülitamine. Vähemalt, kui raha ei saa, saab vähemalt välja elada. Et no see on ka seda, et umbes nii, et noh, et võib ju loota. See on ainuke. Ei noh, mina soovitan ka loota. Et see on ainuke asi, mis nagu jäänud veel on. Ja aga noh, nüüd ongi, ega selle Ukrainaga ongi see, et kuna praeguseks on juba selgunud, et selle kõikide nende liitumite ja nendega nagu on, et mingi tuumariigiga keegi nagu seal mingi vaevalt konflikti minna tahab. Mingi 1200 krooni pärast. Jah, või seal mingi 100 miljardi pärast või nii, on ju. Et siis nüüd on juba see, et see Telegraph kirjutab, et Ukraina plaanib kildagaasi revolutsiooni. Aga see on iseenesest on, meile nagu natukene ähvardav sõnum. Et noh, seda kildagaasi on tegelikult siin ju Baltikumis, Eestis on ka teda ju väga palju igal pool peidus maad. See tehnoloogia on vist selline, mis keerab nagu kõik nagu tuksi, mis seal ümber on ja läheduses. See on väga mürgine kõik, põhjaveega või sellega. Pärast kahjureid tõrjuda. Jah, põhimõtteliselt jah. Nii et sellega on nagu on. Nii et noh, ma ei tea, kas selle lõigu nüüd lõpetaks sellega? No lõpetame ja jääme lootma koos siis Ameerika valitsuse ja progressiivsete jõudude ja kuidas see oli, kollektiivse läänega, et see raha ikka kas või mingis osas tagasi tuleb. No mingi pika aja peale. Mina küll loodan. Mingi pika aja peale, jah. Aga noh. Ja ma arvan, et ikka venelased on ka aumehed, et kui nad ka kõik ära valutavad, et siis see ka millel on leping peal või see, mis ta siis on, kuidas see on, kinnisvarale pannakse ju ka peale mingisugused asjad. Hüpoteek peale. Ja hüpoteek on peale, et see ikkagi nagu antakse sinna kuhu vaja, omanikule, õigusjärgsele omanikule. No jah, aga tänapäeva maailmas on sedasi, et niinimetatud rahvusvahelise selle õiguse üle nagu valitseb lihtsalt nagu jõud. Rusikaõigus. Rusikaõigus on. See ongi see, et kui see sama see. Kui sa ikka neid kätte ei saa, neid liitiumi väljasid, siis põhimõtteliselt trepist alla ja jalaga tagumikku. Noh, nii ongi, jah. Jah, paistab küll. Ja see võib ka nii minna. Jah. Aga praegu igal juhul loodame, sest praegu on nagu siuke hetk, kus. See ongi ainult, mida võtta ongi kildagaas ja must muld. Ja ikkagi Euroopa on otsustanud ja otsustavad sekkuda Ukraina arengutesse ja täitsa ikka raha koguma hakata. Tõsi küll vist võtta kellegi pangaarvelt või kuidas see käis, aga noh. No ükskõik kus. Seni kuni kellegi arvel veel mingit raha on ja seda saab ära võtta, nii kaua saab ikkagi Ukraina aitamise juttu rääkida. No ja nüüd ütleme, et see kinnisvara, mis on juba kinni makstud, selle arvelt saab uuesti raha trükkida juurde ja panna see nagu jälle jooksma kuidagi. No mingi võiks ollagi sõjalaen kinnisvara tagatisel. Juba kinni makstud kinnisvara tagatisel. See, kui korra on juba makstud. Ainult selle vahega, et see vara omanik ei saa seda endale mingi pensionina, et selle saab mingisugune näitleja. No mingi sõjapartei näiteks. No näitleja peab ka saama. Näitleja peab ka saama. Sest tal on ikkagi peaosa. Nii läheb. Nii on, jah. Nii, aga võtame siis. Lähme edasi ja nüüd lähme edasi, lähme siis meie nagu läbi selle saadete põhiteema juurde on genotsiid.
seda ikka juhtub ja järjest tuleb juurde. Ei saa selle puudumist küll ei saa korrata. No kultuuritraditsioonid on üldse visad kaduma. Ja kui me võtamegi näiteks, et kui siin genotsiidist hakkame rääkima kõigepealt sellest, et kui siin mingi ERR rääkis, et kui Trump näitas Lõuna-Aafrika Vabariigi presidendile videot valgete genotsiidi kohta ja välisilm uuris Donald Trumpi süüdistusi Lõuna-Aafrika Vabariigi valgete genotsiidi kohta. Nii, lõpptulemus oli see, et nagu üldiselt, ütleme see meie liberaalne meedia ja see nagu ei näe nagu genotsiidi. Aga nad ei näe üldse mingeid asju. Nad ei näe seda, et Ukraina kaotab. Nad ei näe seda, et inimesed pärast süstimist ära surevad. Nad ei näe seda, et Hispaania on pime pärast mingisugust elektripederastiat. Mida nad üldse näevad? Nad ei näe mitte midagi, et tegemist on lihtsalt pimedatega. Intellektuaalselt pimeda seltskonnaga, keda võib nimetada ka värdjateks. Kui lihtsalt niimoodi otse öelda maakeeles. Ja. Et nad ei näe nagu valgete genotsiidist, nad vihkavad valgeid, nad on rassistid. Ja. Mina ei ole rassist. Minul valgete vastu mitte midagi. Ja ma ei liiguta lillegi, et kedagi hakata maha tapma, eriti veel tervete rahvaste või rasside kaupa, aga näed, on ka teistsuguseid inimesi. Ja loomulikult on nad värdjad. Ma mäletan, me vist kunagi rääkisime siin meie mingis saates ka sellest, samas Lõuna-Aafrika teemast, et seal eelkõige ongi, kes seal nagu valged on farmerid. Tulemuseks oli see, et kui nagu need farmerid, neid hakati nagu maha nottima, tulemuseks oli see nälg. Seda ei tohiti nad näiteks Facebookis öelda, et võrrelda näiteks statistilisi andmeid nii Rhodesia kui Lõuna-Aafrika, mis olid enne ja mis on nüüd. Et sellest sa said kohe vanglat, nii et kolises. Tulevad muidugi. Sellepärast, et see näitas halvasti nagu seda arengut. No aga ütleme, see sõnavabadus ongi, tänapäeval on suht selline dialektiline ja suhteline ju. Et nii nagu ei tohi nagu selle Lõuna-Aafrika selle valgete genotsiidi kohta väga nagu midagi öelda, siis... Ei no seda ju ei olegi, mõne seal lehti lugedes aru, et seal ei ole mitte genotsiid, vaid Trump süüdistab alusetult mingit neegrit genotsiidis. Näiteks Trumpi administratsiooni sõnavabaduse piiridele lõppevad Iisraeli kritiseerimisega. Kõik see tohid kritiseerida sõnavabaduse, aga Iisraeli kritiseerida ei tohi. Midagi peab inimesel püha ka olema. Minust Ameerikas ei saa üldse Iisraeli kritiseerida. Ma lugesin, aga see oli juba mõnda aega tagasi, võib-olla nüüd on asjad veel paremini, et oli mitu osariiki, kus selline mitte mingi klassikaline antisemitism, kus keegi ahju, vaid lihtsalt, et kritiseerid Iisraeli poliitikat, riigi poliitikat. Siis saad selle eest antisemitismi süüdistuse ja kolid vanglasse. No, aga siin on selline mõnus, kui mingi see dialektiline lähenemine on ka, kui ütleme siin praegusel meie homosõbralikul režiimil ju samamoodi. Et kui muidu nagu Trumpi suhtutakse kui vaenlasesse, aga Margus Tsahkna on öelnud, et Iisrael on Eesti sõber. No muidugi. Kui Tsahkna nii ütleb, miks me saame... Aga mina lugesin teist pealkirja. Trump nagu, ütleme, Trump on Iisraeli sõber ja Eesti on ka Iisraeli sõber. Jah, aga samas Eesti läks mingisugusele ÜRO sabatile. Aga Trump Eesti sõber ei ole? See ei ole ka, aga vaata, Eestil on veel sõpru peale Iisraeli ja ka Palestiina, sellepärast, et Eesti ÜRO mingisugusel koosolekul, eks ole, osaleb. Vähelt lubas osaleda, kus arutatakse Palestiina riigi asja, mis ongi nagu ÜRO paberites kirjas, et selline riik peaks olema, isendas seal lausa mingit kriminaalset alget ma ei näe. Aga see ei meeldi Ameerikale, sest Ameerika on Iisraeli sõber. No palestiinlased ei ole Iisraeli ega Ameerika sõber. No meil siin isegi juhtus selline apsakas riigikohtus, et riigikohus andis õiguse jõest mereni hüüdnud meeleavaldajale. No see on küll sigadus. See ei meeldi Ameerikale. Ei meeldi. Ja sellised kohtuotsuseid ei tohi teha. Sest Ameerikale tuleb meeldida. Selleks, et Ameerikale meeldida, mindi Iraagi sõtta ja tehti homoabielu ja väga palju selliseid huvitavaid eksperimente. Ei, no nüüd tuleb minna Iraani sõtta ka ilmselt. Et vaata, siin ju hakkasid ju ka... Kuule, kes saab Iraani, mis saab mõistlikul haritud inimesel Iraani sõja vastu olla? Absoluutselt mitte muidugi tuleb minna. No. Ja esimest hulgas võiks minna Eesti. Eesti palgasõdurid muidugi, aga miks mitte ka vikerdiviisid ja üldse kõik.
Ja minul on ikkagi see mõte, et kui jõuavad kohale need vangid Rootsist, no igasugused tead, natuke islamusku ja natukene nagu õimu kommetega, noh mingi 600 isikut, et nendest tuleb formeerida selline Prigožini eraarmee laadne, noh siukene retsidivistidest koostatud surmapataljon ja saata see Iraani. Minu arvates nad lähevad sinna hea meelega. Kindlasti lähevad. No meil, ütleme, selle vanglate teema juurde me tuleme veel täna tagasi. Saad ju päris palju vange sinna eraarmeesse, ega seal on 1 ega 2 vangi, neid oli seal terve kari. Ega me tulemegi täna selle vangide teema juurde tuleme siin üsna pea tagasi. Aga siis, mis siin ju seal veel ja selle genotsiidi teemal, mis siin vahepeal veel juhtus, oli ju see, et ma ei tea, mis nüüd kliimast saab, on ju. Aga see Helsingi ülikooli see audoktor, see Greta. Jah. Greta, tule taevas appi, Thunberg. Ja ta läks ju seda Palestiina seda blokaadi ju murdma ju. No arvestades tema nagu arenenud füüsist, ta oleks selle ära murdnud, kui ei oleks segatud. Jah, aga asi lõppes sedasi, et tema jaoks eriti alandavalt on ju, et tema, kes ta ju mingid lennureise ju põlgab seal. No sellepärast see on kliimalalb. See on kliimalalb on ju, siis ta topiti lennukisse on ju. Ja siis mingi sõna, ütleme lennukisse eriti alandavalt veel sinna nagu peldiku kõrvale veel istuma on ju. Saadetigi Prantsusmaale tagasi. Mõte, võibolla tal oligi pärast seda nagu põhi alt ära, mis toimus, et see ju raputas kindlasti teda mitte ainult südame, vaid ka põhiepõhjani, see toimuv ülekohus. Et tal kindlasti oli seda peldikut vaja. Ma arvan, et ka seal riigiametnikel on kogemusi selliste kliimaaktivistide väljasaatmisega, et need parem paneda peldiku kõrvale, muidu see lennuk näeb välja nagu selle Veltkuraati köögipõrand. Ja. Et igatahes meil siin, ütleme, selle genotsiidiga ollakse praegu nagu sealmaal, et sellest on veel vara rääkida, aga et mis seal Iraani denatsifitseerimisega, Iisraeli denatsifitseerimisega, mis seal nagu toimuma hakkab, sest neid uudiseid nii vähe nagu läbi tulnud, et me nagu ei tea, mis seisukohta võtta, et keda tuleb toetada. Ütleme ausalt, praegu meil ei huvita ka, et kuna ikkagi ei ole kuulda suuri ohvrite numbreid, genotsiidini nagu asi veel minu meelest ei küüni, midagi pole õieti kuulda. Et siis jääb kõrvale kui selline palju lubav projekt. Praegu ootame, jah. Praegu lihtsalt on huvitav jälgida. Isegi ei vali poolt, ei kiida heaks, ei mõista hukka, sest hukka mõista ei ole veel mitte midagi. Selge on see, et millagi tuleb mingi tunnel korraldada jälle seal. Jah. Greta tuleb nüüd hukka mõista, et ta ikkagi niimoodi alla andis. Ise läks nagu tõsist tööd tegema ja kohe esimese sellise nagu äparduse järel andis alla, tagasi tuleb minna, tuleb teha uuesti ja paremini, kui ikkagi see kaasasi on õige, siis ära löö risti ette, siis ikka pane kas või lennukiga tagasi, aga nüüd on juba lennukiga sõidetud, ega see enam seda süütust sellist tagasi ei saa nii öelda. Nüüd võid rahulikult lennukiga sõita, mine aga järgmise Lufthansa peale ja pane Palestiina poole keeblutama. Seal neid pilte oli rohkem, mis nagu oli seal, ma ei teagi, mida nüüd uskuda seal, et oli pilte seal ka, kus Greta oli seal ikka mingi sellised nagu valitud rahva esindajate hulgas seal lennukis ja siis oli jälle sedasi, et oli peldiku kõrval. Need valetavad niikuinii, eks ole, seal monteerivad neid nii, aga võib-olla ta ei leidnud oma kohta üles üldse. Taani vist oli üks riik, vist see tema oli, taanlased vist oli, tema oli Palestiina sõbrade pooldaja. Minu arust oli. Enamus Euroopa punaseid on. Lego on ju Taani firma. Tõesti võib-olla, nii kaua ei ole enam klotsidega mänginud. Aga vaat siis oli kuskil mingi pilt oli ka samamoodi, et Lego on ju teinud oma selle sarja samast. Thunbergist. Jah. Ongi nii. Ongi nii, jah. Selge. Et Sellega on kõik öeldud. Sellega on kõik öeldud, jah. Aga ma ei tea, kas meil täna mingi genotsiidi äkki aitab? Peaks aitama küll, ma arvan, normaalne inimene sai nüüd oma genotsiidi annuse kätte. Jah. Ja Thunbergi kastmes on see kõik eriti isu äratav, nii et mina olen küll rahul praegu on super luks. Tummine kaam, jah, nagu see võidu halvaagi. Ja seda halvaad võtame veel. Pea tummine kaam on, jah. Mustmõlavööndiga oli posla mahlatun veel tunda. On tervislik. Nii. Aga siis järgmine lõik on meil see.
kuidas Eesti tahab selle vanglateenuse ekspordiga 5 rikkama riigi hulka saada. Ja kindlasti saab ka. Ja see on siis need Rootsi vangid, kes on nagu siuksed mitte tavalised paariaastase vanglakaristusega, vaid need kõige suuremate karistusega, kõige hullemad pasatskid. Ja on üldiselt on üks asi, hakkas pihta sellest, et oleks ju mõistlik, et kui nagu vangla seisab tühjane, et siis lammutab ta maha. Aga meil siin ikkagi, ütleme praegu need maailma arengud on sellised, näiteks, et see Trump käskis ju taas avada ju selle Alcatrazi vangla. Sellepärast, et immigratsioon on väljunud kontrolli alt. Ja siis on tulnud igasuguseid karvaseid ja sulelisi ja muud pole teha, kui tappi kongi. Aga kongi põle. Jah. Ja siis kunagi vaata see mingi Graf Monte Cristost oli ja siis oli seal ju see mingi see Chateau d'Iffiga see vanglasaar oli. Selle võiks ka uuesti käima lükata. Nojah, kui need tagasi läheme, siis mingi aeg tagasi oli kommunistlike vangilaagreid oli terve idablokk täis, et need võib ju uuesti, aga laagri ehitamine on väga lihtne. Kui on vaja, traataeg ümber, barakid ise teevad barakid, kui tahavad tuulevarjus magada. Sõrrukas, kui ta ju erastas selle või ostis ära selle Patarei vangla, selle võiks uuesti käima. Ja vaata, kui palju meil on vanu tühjana seisvaid siuksi lautasid ja sigalaid, sellised nõukogude aegsed suured sarad, näevad väljast välja nagu vanglabarakk ja tegelikult neid saab kasutada sellena. Näiteks, ütleme, sellest on siin meil väga, polegi mitte kuskil nagu polegi, ütleme, hakad otsima, guugeldama ja sellest pole üldse räägitud, aga eestlastel on sama see mingi see vangide, eriti nagu Pakosta mainis, et meil on varsti ka nagu mingi sõjavange nagu hakkame võtma kõvasti ja neid läheb ka vaja. Vanglat läheb vaja. Ja kui me võtame siin sedasi, et sõjavangide jaoks vanglat ja vaja, mina saan aru, et Pakosta jutt on selline. See on minu arusaamine ja praegu mul ei ole tsitaati võtta. Aga et julgeoleku tagab selle vangi afääri juures see, et õpetatakse välja vangivalvureid. Nii, ja kui tekib mingi idapiiril mingisugune madin, siis need vangivalvurid lähevad Venemaale, võtavad sealt vange. Need oskavad vange võtta, nad püüavad seal, ilmselt maja peal ka need vange kuidagi menetlevad. Ja siis need vangid, mis Venemaalt on valvurid toonud, vahetatakse vangi võetud eestlaste vastu. Kujutan, et selline mõttelend, selline fantaasia. Tõesti nagu väärastunud ja idiootlik, aga suurejooneline. Ei ütleme, see vangide pidamisega sellega on ju sedasi, Eestil on ju sellised suured kogemused ju. Ma ütlen, väga vähesed teavad ju siin sama teise maailmasõja ajal oli selline juhus, kui siin ju jäi see Vene, ütleme 8. armee jäi ju siin kotti ja mingi 200 000 umbes hinnanguliselt venelast, kes siia jäid ju. Ja need olid ju Ida-Virumaal olid terved mingi vangilaagrid olid ju. Vangilaagreid tuleb soovitada ka rootslastele, et kui te olete endale toonud seal 100 000 ja miljoneid, eks ole, sisse, nii-öelda spetsialiste, spetsialiste, eks ole, lõpuks tuleb vangi panna. Vangla koht ei ole, mis sa teed? Tee laager. Kui Rootsi kuningriik vangilaagreid ka ei suuda ehitada, siis tuleb laiali minna. Ära lõpetada see pull üldse. Aga siin on nüüd paradoks on selles, et kui siin ütleme, teise ilmasõja ajal, sakslased opereerisid ikkagi nende laagritega, ma arvan, et eestlased olid samamoodi mingi vangivalvurite staatuses. Ja siis oli ju see, et aga kus need vangid nagu rakendust leidsid, siis oli see põlevkivitööstus. Põlevkiviõli, mida toodeti Saksa allveelaevadele. Ja siis oli isegi anti neid ju vange, anti siis mingi, kes tahtis taludesse ja iga talunik, endast lugupidav talunik võttis omale mingi siukse orjatööjõuna mingi Vene vangi ka ju. Meie taludes igal pool oli. Et ütleme, me oleme siin oma seda gulaagi pidamise kogemus on täitsa olemas. Ei muidugi ja me võime saata siin oma eksperdid, kes oskavad teha aeda. Traataed on ikkagi üks liik aedu. Aga jahimehed oskavad ju ehitada neid torne, või kõrgemaid valvetorne, kus valvad metsi ka. Ja samamoodi võid varvata siis seal, eks ole, ükskõik keda. Meil on vaja paari jahimeest, kes õpetavad torni tegema, paari aiameistrit, ja ega barakk ei ole midagi muud kui kuur või angaar. Ükskõik mingi selline odav suveline ehitus, peas, et on katus peal ja palju ruumi sees. Tööstuslik angaar sobib hästi. Jah, see nagu praegu me siin räägime, aga nendel on vaja rakendust ka leida kuskil, ma seda tööstusharu ei tea ka, kus neid nagu need mis rakendust? Nad on ju spetsialistid igal alal põhimõtteliselt.
mingi ajukirurgi. Ükskõik, mida on vaja teha ja aju vaja, sul aju valutab, pistad pead raataja vahelt sisse, on kirurg teeb seal nii korras, võid minna järgmine palun. Siis on selles, kes on rohkem pistab, sellel tehakse kõrioperatsioon. Ja see, mis ongi jalg valutab, paned jala nagu aia vahelt sisse. Seal saab abi kõigele. Või sul läheb mingi, ma ei tea, videomakk läheb pooleks. Viid sinna, parandavad ära. Kõik, mis on vaja. Jah. Aga Rootsi avalikkus tegelikult kardab juba seda, et Eestis karistuse kandmine teeb Rootsi vangidele liiga. No muidugi teeb liiga, sellepärast, et meil ei saa ju vanglas puhkusel ja turismireisidel käia. Ja meil ei ole seal üldse kõiki neid mängukonsoole ja kõikvõimalikku pornoühendusi interneti jaoks ja mitte midagi ei ole nagu vanglas. Ei ole. Ja kui on, siis internetiühendus pornot ikka ei ole. Et see on täielik sigadus. Ja, ütleme selle kulaagiga. Inimene tulnud Aafrikast siia pornot vaatama. Järsku, tal on ootus, õigustatud ootus, sest on vaja ja ei saa. Sigadus. Ma arvan, et see vangla pannakse põlema. Kõik valmis. Ise praevad ka seal ära. Ja, aga ütleme, selle kulaagi pidamisega on ja vaata, kulaagide juurde sinna, ütleme, kui meil oleks laagrid nagu rohkem siin Eestit laiali igal pool ja vaata siis, mina mäletan seda, et kunagi sellest on praegu 20-25 aastat möödas juba, käisin seal Põhja-Venemaal palju ja ütleme, oli näha nagu, suvel oli raske märgata, aga talvel sõitsid ringi, siis nägid nagu, et kuhu nagu mingi sihid läksid nagu, kus oli kunagi kitsarööpmised raudteed ja kelle metsa raialankidele. Täpselt igale poole läksid enne sinna barakid ja kõik need laagrid oligi. Mõtle, kui oleks pidanud palju rohkem laagreid tegema, mitte raudtee, vaid laagri kõrval ja vangid palk õlal nagu Lenin viivad ühest laagrist teise, nii kaua kuni palk on lõpuks seal, kuhu on vaja. Jäeti poolele teele pidama. Meil ju ka see kitsarööpmelise raudtee ehitus käib juba ja see on ka sinna Häädemeeste taha ja sinna mingi Kilingi-Nõmme metsadesse ja sinna. Sinna võiks mõne laagri küll teha. Täpselt. Et mitte anda Rootsi nagu vangidele sellist kallist nagu vanglateenust, mis kasumit ei teeni. Üks vangi koht maksab sama palju kui eramaja. See on ikka kõva investeering, see tagasi ei tule sealt. Seal on nii vähe küsitakse pappi, et see on täitsa hale. Aga teed siukse odava laagri. Põhimõtteliselt laager on selline, et aia ainult teed ja värava aia sisse ja tornid ja siis sealt väravast viid sisse lauad ja ise teevad endale need barakid, kui tahavad, kui ei taha ei tee. Sinna laagirudega raudtee nad võivad ka ise ehitada ju. Ei loomulik, kes hakkab meile raudteed ehitama. Minu meelest oleks laagrite kett teha Riiani välja, siis saaks selle raudtee, mis praegu nagu venib, ehitada sinna, kuhu on vaja. Metsast ala on siin palju ja seda võib teha ja kui palju seda. Kas või Berliinini teha selle laagrite ketti ja siis nad teevad seal raudteed ja kõik. Enamuses läheb läbi metsast alade ju kõik see, aga kui me võtame sedasi, et kuidas nagu see Stalin oma seda kulaagi kunagi pidas seal, ütleme kõik need Kaganovitš ja ma ei tea, kes need seal teda, et olid need teised ka oli mingi juudi näod selle. Ja nendega oli ju see, et see, ega need ju, siis tollel ajal tehti ju selline asi ju valmis, nagu oli see Volga-Balti kanal ju. Ja see oli hea kanal. Ma mäletan, lapsepõlves vanaema juures oli plastmassist roheline karp, mille peal oli selle kanali motiiv. Tegelikult koosnes veel sedasi, et Volga-Balti ja siis oli see Belamor kanal. No mõlemad olid ja need ühendati kõik ära, need mered seal, Valgemeri, Läänemeri ja siis Volga jõgemeda siis nagu Kaspia mere. Palju inimesi. Palju häid asju tehti. Ja praegu ka inimesi surevad, aga kanalit ei teki kuskile. Ma näen siin olulist vahet. Genotsiidil on ikka vahe ja nüüd hakka rääkima. Ja vaata, siin oli see, et üks asi, mis mulle ka meelde, et vaata, et siin Pakosta mainis ära, et Tartu vanglasse tuuakse vägistajad, kiremõrvajad ja majanduspetturid. Majanduspetturid, neid on siin Eestis niigi palju, on ja. Neid meil vaja ei ole. Ütleme, need spetsialistid on meil omal olemas. Jah, ütleme, nad on siin väga kõrgetel kohtadel igal pool. Ja väga maailma tasemel. Väga tasemel on, jah. Ja siis aga, ütleme, vägistajad on, ütleme, hiljem, et oletame, et nad kannavad siin oma karistuse ära, ega nendel kannad leiavad ju mingi hooldekodude, mingi teenindava personali hulgas leiaksid ka rakendust. No muidugi. Ja võib-olla ka lasteaedades. No aga pole välistatud, jah. Jah, et ikka sellised vanadused nõdrad ja noorusest väetid või vastupidi. No
kiremõrvarid, see on selline koht, et noh, ma ei tea, kuhu neid ära kasutada. Vot need on sedasi, need võib kuskile mingi sõjakoldesse saata, värvata nad lihtsalt. Või kirekoldesse. Need sobivad igasse koldesse. Konfliktikoldesse, ükskõik kuhu on. Lihtsalt oleks vaja sellise nagu siukse Prigožini mingi administreerimisvõimetega mingit eestvedajat. Ja, tegelikult materjal on nagu hea, mis siin Skandinaavias on, aga lihtsalt see organiseerime, kus see materjali nagu laagritesse organiseerida ja raudteeks või kanaliks vormistada, see on puudu. Aga see potentsiaal on meeletu. On. Meeletu. Jah. Ja hiljem jah, siin oli see, et asüüli nendele küll ei anta, no hea küll ei anta, aga Ei, nad saavad asüüli taodelda. Taodelda saavad, jah. Ja sel ajal, kui nad asüüli taotlevad, kannab nende kulu Rootsi riik, see on lepingus kirjas. Aga kas nad siis istuvad vangis või istuvad vanglast väljas, sest lahti neid nagu ei tohi lasta, sest kodanikud nad ei ole ja lepingu järgi neid Eestis lahti lasta ei tohi. No kui siin mingi Eestis tehakse nagu nii suur kulaagur, siis nad võivad kogu Eesti peale vabalt ringi liikuda. Eesti ongi sisuliselt 15 minuti linn. Kui kiiremad või see kiirrong käima panna, siis saabki 15 minutiga ühest Eesti äärest teise ja siis on see 15 minuti linn. Kitsarööpmeline kulaagur. Jah. No see on küll hea areng praegu. Ütlen, et Eestil on ikkagi väga palju võimalusi ja Euroopal üldse, aga lihtsalt juhtimisprobleem on. Eestil on ainult võita sellest kõigest. Mida rohkem kui vange saab, seda parem on. Võiks olla küll mingi kanal kuskil. No ma ei tea, kus see kanal, mida meil ühendada on kanal? No mis meil on? Meil on Peipsi järvega mingi selle, ütleme Läänemerega ära ühendada, Pärnu lahega neid. Võtad, kaevad uuesti läbi, kunagi muinasajal ta oli laevatatav ju. Aga Euroopas ei ole mõnda järve. Mingi, ma ei teagi, mis seal võiks olla, kindlasti mõni järv. No üks asi, mida nad tahavad, kui väga kaevata tahavad, siis oli ju see, meil on see Paldiskis, vaata see hüdrosalvesti, mida plaanitakse. Mingi, ma ei tea, mingi 500 meetri sügavana, mis oli sügavam kui Läänemeri. See on kaevamist kui palju. Kivi murdu tööle sinna. Ja miks sellest ühest salvestist ei piisa? Neid salvesteid peaks olema siin 1000 umbes. Hakkab otsast kaevama. No ütleme, põlevkivi ei tohi enam kuidagi kaevandada. Salvesteid võib ikka kaevandada. No jah, võtad fosforiidi välja ja jääb salvesti alles. Jah, just. Ja muud asjad välja. Kõik muud metallid ja värgid, kes siin ongi meie maavaralepingus, mis kõlbavad ja võtad selle kõik välja. Ja siis on salvesti. Salvesti jääb alles. Ja muidugi võib neist teha ka nagu maa-alused vanglad, sellised tervislikud. Et seal see on siis nagu immigrandi salvesti. Kui sa energiat ei saa seal salvestada, sa vähemalt paned need retsidivistid sinna auku. Ja võib-olla nad ongi tulnud koobastest kuskilt, ega ei tea. Ja teine, kui tuleb tuumasõda, siis nendega midagi juhtu seal maal. See on nagu nende enda turvalisuse jaoks. See on hea, see on soojem, vaata maakera südamikule lähemal läheb ju soojemaks. Stabiilne kliima seal. Ja on tulnud ka soojema ilmaga, igat pidi on seal parem. Elavad paremini meie talve üle. Jah. Hea plaan, aga ei ole läbi mõeldud. Ütleme, et põhimõtteliselt hea plaan, aga täiesti toores praegusel kujul. Et nagu on näha, et projektijuhtidel on nagu mingi visioon, aga see visioon on nagu udukogu. Sealt ei ole nagu midagi konkreetset sealt näha ei ole. Aga see udu on paks ja see udumass on meeletult suur. Ja seda udu on palju. Ja seda udu on palju. Aga loodame, et sealt kristalliseerub välja kõik need kanalid, raudteed, vangilaagrid, kõik see. Mille sotsid on ju ammu ära proovinud ja heaks kiitnud üle maailma. Aga ma ikkagi tuletan meelde, et ega siis mingit üldist globaalset hukkamõist ei olnud, kui kommunistid oma laagrite süsteemi selle gulaagi tegid. Kõigile väga meeldis. Ega sinnamaani vist seal väga eriti mingit hukkamõist ei tulnud, kuni see, ütleme, Solženitsin seda gulaagi arhipelaagi. Ega siis ka suurt ei tulnud. Gulaagi arhipelaag tuli, raamat oli väga hea, jutt oli õige, aga hukkamõistu ikka ei tulnud. See ei levinud, sest see ei mahtunud punastele pähe neile idiootidele. Nende meelest see oli, ei ole niimoodi, ei saa niimoodi olla, Stalin on hea. Seal oligi see sama teema, et nad ikkagi olid ju liitlased. No head. Nad ei tead ju, erinevad nendest sakslastest. Saksa nende, see oli julm loomulikult, mis sakslased tegid ju. See oli väga halb, aga see, mis tiblad tegid, see oli või kes nad seal kõik olid, loomulikult igasugused. See oli kõik demokraatia jaoks. Ainult nii.
nii, aga saateaeg meil läheb. Ja lähme edasi siis, et meil on veel, et meil on üks oluline teema ka, ega pikalt ei tahaks peatuda, aga ongi see, Saksamaal ongi praegu üks uus see skandaal on üleval, et seal on selline, tembeldatakse nagu selline paremäärmuslikuks ja ütleme niinimetatud populistlikuks ja kõik on see AfD, see partei, et selle tühistamine, seda keelatakse. No lihtsalt see, ma saan aru, et see on partei, mille menu kasvab kogu aeg ja nad on immigrantide vastased, nad on üldse igasuguse kogu selle Euroopa Liidu lolluse vastased. Aga siin on jälle üks paradoks näiteks edasi, et AfD on siseluure väitel rassistlik ja islami vastane. Aga millest probleem? Aga siis sel juhul, kui ta on rassistlik islami vastane, siis ta on hoopis sionistlik. Aga miks need, kes teda nagu praegu keelustada tahavad, on ju? Nojah, nad ei peaks mitte ütlema, et nad võitlevad, nad ei tohi nii öelda, et me võitlema immigratsiooni vastu Saksamaal, vaid ütleme, et me teostame Iisraeli riigi poliitikat Saksa Liiduvabariigis. ja siis oleks kõik korras, see on jälle see, et nagu asi on iseendast olemas, aga see visioon on udune, on ainult mingisugune vaist, mingisugune kirg, aga ei ole seda kainet mõistust, mis vormib selle energia ära, mis seal Saksa rahval veel järgi on jäänud, see viimane elu hingus. No praegu ta küll on peatatud, et seal mingi, ma ei tea, seal mingi uuritakse seda asja alles, aga üldiselt on. USA tahtis nagu AfD küsimuse tõttu peatada luure koostöö Saksamaaga üldse. Aga mis luuret saab üldse Saksamaaga koos? Milleks neil vaja on? Nad ei sõdi kuskil. Ma saan aru, et Ukrainal on vaja luureandmeid, nad saavad rakette Venemaale, nad peavad teadma, kuhu lasta. Aga mis see Saksamaa teeb? Võib-olla mingi silla lasid. Ei, võib-olla nii palju võib-olla tahavad seal välja selgitada, et kas ta nüüd on ikkagi, mis suhe Saksamaal selle Iisraeliga on praegu, et kas ta on Iisraeli vaenulik või Iisraeli sõbralik. Seda tuleks palestiinlaselt küsida, nemad on nagu selline objektiivne nagu aga miks Saksamaa on täitsa, aga Saksamaal tuleb samamoodi küsida, seal on ju sedasi, et me vaatame, paremäärmuslased ma pigem ei usuga, et seda, aga seal on ju... Ja aga milles see paremäärmuslas siis seisneb? Praegu on ju sedasi Saksamaal... Kui see oleks Saksamaal keelatud, siis ma küsin, miks kõik need AfD tüübid juba vangis ei ole, kui paremäärmuslas on keelatud? Nad peaks olema kõik vangis. Aga kui see ei ole keelatud, mis te mölisete nende kallal? Minul ma ei saa aru. Aga Saksamaal on ju kõik need samad, need Merkel-käste ja kõik need, kes see Merkel sisse tõi, aga need on ju enamuses, kõik need on Iisraeli vastased. Nojah, aga sakslased ise on jälle Iisraeli poolt. Ma kindlasti eeldan seda. Nad ju peavad olema poolt. Nii kastakse ju. Muidu nad oleks ju kõik need pahad sõnad. Jah, kõik pahad sõnad oleks. Antisionistid ja kõik need. Antisemiidid oleks. See on nagu antisemiidid. Seda nad ei saa olla, sakslased ei saa olla antisemiidid mingil kombel. See on keelatud. Tegelikult on see, et ma nüüd võtsin kaasa 2 raamatut siin. Vaatame, näitame kaamerasse ka. Et üks on siin see Tõde ei põle tuleski, see räägib nagu see Paul Laaman, kes oli nagu üks nagu paps oli, tema elutee ja sõjamälestused ja teine on Artur Sirgu lugu. Ja siis on, ütleme, teine raamat hoopis on nagu Musta koidiku kuulutajad. See räägib nagu siin, ütleme, 2 sõja vahel räägib Soomest. Soome nagu niinimetatud nendest paremäärmuslikest või nagu niinimetatud nagu natsidest, täpselt nagu võrrelda, nagu praegu nagu seda AfD-d võrrelda. Ja meie vapsega täpselt samamoodi neid võrreldakse ka selle AfD-ga tegelikult. Aga tegelikult on ju see, et kuigi ütleme Päts oli ka, kes oli igavene lurjus, tema ju, ma olen ainult ühe väikse lõigusid, kuidas Päts tegelikult, kuidas ta käitus vapsidega ju siis. Ja see on see asi, aga siis otse kui välk selgest taevast kuulutas Päts 12. märtsil 1934 välja Eestis Vabariigis välja kaitseseisukorra, sulges dekreediga üheaegselt kõik vabadussõjalaste organisatsioonid ja nende häälekandja võitlus ning laskis putšistlikus koostöös Johan Laidoneri ja Kaarel Eenpaluga arreteerida kõik vabadussõjalaste juhid. Nii. 21. märtsil 34 lõpetas Päts dekreediga presidendikandidaatidele allkirja kogumise. Nii. Siis olid 23. märtsil 34 avaldas Postimees siiski seni kogutud allkirjade arvu. Larka oli 62 000 allkirja, 62 kopikatega, Laidoner oli 36 000. Larka oli siis vapside jah. Presidendi kandidaat, jah. Rei, kes oli sots, tema oli ainult 4983. Nii, kindral Andres Larka oli saanud absoluutse enamuse, rohkem toetus allkirja kui kõik teised kokku. Konstantin Päts oli jäänud 3. kohale. Selline väljavaade Pätsile midagi head ei taotanud. Ta valis teise vägivalla tee.
ja see oli sedasi, et ta ju ütleme, neid vapse vist pisteti kokku kinni vist oli vist lausa mingi, ma ei tea, 4-5 tuhat. No sama palju kui sotsidel hääli või rohkem. Jah, täpselt, aga siis oli see, et aga Päts ju vaata mingi aeg laskis nad lahti ja need kommunistid ja vapsid ju. See oli ju ennem seda suurt sõda ju. See oli 38. Kõigepealt tema likvideeris konkreetselt nagu selle, aga Eesti õnnetus oligi see, et olid nagu ainult need nagu vapsid. No ütleme nagu praegu on ainult nagu see AfD on Saksamaal. Ja seal on nagu palju sarnast, eks ole, et on selline valitsevale klikile ohtlik, aga rahvale meeldiv partei, kes ajab mingit asja, mis tundub inimestele õige, aga korruptantidele ja no praegune paralleel psühhopaatidele tundub olevat nagu väga vale. No praegu nagu on Eestis on EKRE. Midagi sarnast, jah. Midagi sarnast on ju, aga siis tuleb taga kiusata. Tuleb on ja nii, aga ütleme nii resoluutselt kui nagu Päts tegutses selle esimese vabariigi ajal, ütleme nüüd praegu sakslastel ei õnnestu nii resoluutselt tegutseda ja nagu ma ei tea, EKRE-ga ka siin. No EKRE-ga ei ole vaja praegu tegutseda, sest on e-valimised ja tegelikult nagu EKRE ei kujuta selles mõttes nagu nii suurt ohtu. Aga miks ei läinud Soomel nagu ütleme nii lihtsalt see asi, et Soomes oli sedasi, oli neid niinimetatud radikaalseid liikumisi oli rohkem, et meil nagu kõige rohkem on nagu kuulda olnud sellest, et oli nagu see nagu niinimetatud see labua liikumine. Aga see labua liikumine oli tegelikult nagu suht lühiajaline. Ja see nagu piirduski ühe selle mingi suure marsiga, labua marss oli sinna Helsingisse. Ja ta tookord nagu siuke väikse valitsusremondini nagu läks. Aga soomlastel oli neid oli ikka rohkem oli neid. Et kui neid erinevaid liikumisi, isalmaaline rahvaliikumine siin oli, siis oli ütleme üsna nagu eriti nagu see oli nagu levinud nagu selle nagu ütleme Soome rootslaste hulgas oli nagu niinimetatud selle parempoolset nagu see radikalism oli rohkem. Siin on üks peatükk siin raamatus kohe nagu, et Aakristide kevad, see oli siis 1933 kevad siis. No millest see tuleb, et vaata rootslased on ju rohkem nagu siuke isandarahvas ja soomlased rohkem talupojad. Seal Soomes ei olnud ju jämeots, ei olnud ju rootslaste käes. Tollel hetkel. Ja nii ta oligi siis. Nad tahtsid seda jämedat otsa ikkagi enda kätte saada. Nad tahtsid, jah. Et me oleme nagu siuksed paremad tüübid, meil on suur riik, ajalugu, värk kõik. Ja nüüd soomlased siin laiavad. Ja näiteks veebruaris 1933, et siis olid ruutulased suutnud majja meelitada 200 kuulajat, märtsi alguses said kalstalased kokku 600. Saal oli ehitud suurte A-kristide ja loosungitega. Nagu töömees vabaks juudi marksismi valest. Nii et Soomes oli see liikumine. Soome lennukitel oli ju ka A-kristid olid peal. Ja need on, ma ei tea, kas nad siiamaani on, ma ei tea, aga vanasti veel olid. Olid need, see oli see Soome õhujõudude tunnusmärk oli A-krist, jah. Jah. Et need olid lendurid. Jah. Et ütleme, Artur Sirk käis ju sealt nii. Sirk varjas ennast ju mingi aja. Ja oligi Soomes, et Eesti riigipöörde katse lõppvaatus Soomes nähti ära oktoobris 1937. Oli siis üldse mingi riigipöörde katse olemas ka või mõtles Päts kõik välja? See oli ikkagi oli nagu välja mõeldud asi. See oli mingi lihtsalt formaalne süüdistus, fabriseeritud mingisugune jamps, et kuidagi tuleb põhjendada, et miks me paneme vapsid vangi. Mis mõeldi välja mingisugune riigipöörde katse. Võib-olla provotseeriti ise ka veel, aga ei tea. Jah. Soomes on siin sedasi mingi tapparamies ja mingid sellised, illustratsioonid on siin head, me pärast korjame välja, me paneme siia nagu selle saatesse juurde, et neid illustratsioon on siin täid. Aga see Soomes oli see nagu põhimõtteliselt kogu see, siin on üks hea, Gustav Vasa, siin on kohe üks hea pilt kohe võtta. Et seal oli see 2 sõjavaheline see periood, oli seda niinimetatud seda parempoolset, seda radikalismi oli nagu täis ja neid liikumisi oli palju lisaks labuale. Et seda, siin on veel üks hea soomalainen kansalissosialismi, Soome rahvussotsialism. Ja, luo uuden sammon, luuakse nagu siis uus see sampo nagu siis. Ütleme, et ei ole midagi uud siin Euroopas, et kõike seda on juba olnud ja kõik seda tuleb jälle.
jah. Aga siis oli sedasi, kasutati täpselt samamoodi. Ega Soome ei olnud ju ainus, Hispaania, Portugal. No Portugal ju läks, nii nimetud täiesti, Portugal oli esimene, mis seal võeti nagu see diktatuurin ära, see Antonio Gadi Salazari nii nimetud režiim, aga tegelikult see püsis kõige kauem Euroopas ka muidugi. Hispaania sai suure kodusõja, nagu Portugal läks nagu vaikselt. Aga Soomes kasutati täpselt sama nagu Vene kaarti, nagu on praegu see Vene kaarti, et kõik need parempoolsed, need kohe restitakse, et ütleme, rahvavaenlasteks ja kõik on kohe, et nad on, ütleme, venelastega liidus kohe. No, putinistid. Jah, putinistid, jah. Kuigi sel ajal ju venelased olid nii stalinistid, kui üldse saab olla. Täpselt, on ju. Aga ikka olid liidus, jah? Ikka, jah. No ja kõike võib rääkida. Ja siis mingid paber ju kannatab kõik. Ei midagi uut absoluutselt, et seda ka. Nii, aga mis siis nüüd järgmiseks? Ei, no mis meil ongi, ega meil on kultuuriosa ongi jäänud veel. Selge, siis avame oma kultuuriosa ja püstitame kultuuriosa logo. Meil algab siis nüüd kultuuri rubriik Kristjan Jaak Monitor. Ja see Soome buss sai löödud ühe Vene kommunisti selga. See oligi Vene kommunist. Õige kommunist, jah. Õige venelane ka. No mis meil täna on, et kui siin kultuuri on vahepeal saanud siin, et vahepeal oli mingi Eurovisioon oli, see mingi siuke pededepidu jälle, kus see nagu võidukolmik, see oli nagu mingi siukene nagu anekdoot. Esikolmik oli sedasi, et mingi Austriaga oli Peedik, siis teisel kohal oli Juut ja kolmas oli eestlane. See on nagu anekdoot. No kolmas oli eesti keelereetor, kes laulis itaalia keeles. Ütleme nii, et see ei olnud ka päris puhas poiss. No see on nagu anekdoot. Kõik tõstati esile need, kes loobuvad oma eestlane, venelane, sakslane, kõik. Oma keelest, kõigest sellest. Jah. Need sedasi. Ma tegelikult nagu ütleme, võtaks see oli nagu siuke väike kõrvale põige, aga tänase selle kultuuri osas tahaks rohkem käsitleda seda, et võtsin genotsiidi juurte juurde, et võtsingi selle, et siin on selline hea raamat, mida ma korra põgusalt on puudutanud, samas, et asteekide uus ajalugu, et 5 päike. Ütleme, et see on siis selline nagu rahvalegi tuntud inimohverdamiskultuur. No ütleme jah. Püramiidi ja inimohvrite rahvas. Mitte ainult muidugi. Kui me võtamegi sedasi 5 päike, see 5 päike tähendabki sedasi 5 asteekide tsivilisatsiooni. No meie võiks võrrelda seda sedasi nagu, et mingi 5 kommunismi näiteks. Et üks kommunism on olnud, praegu nagu teine kommunism käsil. 5 tuulikuparki. Et järelikult on mingi 3 kommunismi on veel tulemas, siis saab nagu mõõt täis lõpuks, et ennem kui mingi uus ja mingi võimsam tsivilisatsioon meid üle võtaks. Et siis ütleme, me peame selle kommunismi üle elama ja siis veel 3 kommunismi. Jõudu, külamehed. Aga see on nagu väga mahlakas, kui kultuur on, ega kõik need, ütleme just nimelt need igasuguse alati mingi kommunismiga kaasas käinud ongi ju siuke mingi julm kõri lõikamine. Sul oli ka siin nende asteekidest oli? Mul oli, aga ma lugesin ühte asteekide nagu järele jäänud selliste palvete, luuletuste, mingite tekstijuppide, mis on üles kirjutatud. Nagu sellist antoloogiat, see oli päris huvitav seal, aga ma kaasa ei võtnud, ma tulin reisilt ja ma ei liikunud. Aga muidu siin, ütleme, kui kirjeldada kõiki neid seda julma kultuuri on ja siis mul on siin mõned asjad siin nagu märkmed vahel tehtud, et kus nagu kirjeldad natuke. Nii, et loen ühe lõigu siin, et sel kombel asteekidest loodud pilt on verd aretav. Tulekivist noad oma inkrustreeritud silmadega, ohvrikivid ja kolbariiulid jätavad kõik mällu kustumatu jälje. Meie tänapäeva inimesed silmitseme neid ja mõtleme siis neile juurde kaasnevad stseenid, öeldud sõnad, muusika ja konteksti. Me näeme vaimusilmas vägivalla orgiaid, nagu see, mida kujutab film Apokalypto. Õpikud esitavad samu kujutisi ja selgitavad noortele, et õilsemad pärismaalased ootasid niivõrd julma režiimi käest vabastamist. Ja, ootasid demokraatiat. Samal kombel panevad 16. sajandi hispaanlaste kirjutatud raamatut lugejaid uskuma, et konkistadooride allutatud rahvad olid äärmuseni barbaarsed. Nende tsivilisatsiooni langemine oli jumala tahe,
kuna need kehastusid kõike halba, mida inimloomuses leida võib. Isegi kaastundlikumate vaatlejate kirjutatud raamatut, mille hispaanlastest autorid elasid kohalikus kogukonnas, olid nende keelt õppinud, täidab üleolev suhtumine rahvasse, keda nad iialgi päriselt mõista ei suutnud. Nad tõlgendasid sündmusi eurooplaste eelduste vaatevinklist ja pidasid indiaanlaste tehtud valikuid parimal juhul kentsakaks. Nii. Et asteegid ise ei suudaks end ilmaski ära tunda oma maailma sellise pilde järgi, mida eksisteerib meie loodud raamatutes filmides. Nad pidasid end tagasihoidlikuks rahvaks, kes oli raskest olukorrast parimal võimalikul viisil välja tulnud, ilmutas vaprust ja lõikas nüüd selle vilju. Nad uskusid, et kõiksus on varem 4 korral kokku varisenud. Nad elasid 5. päikese paistel tänu ühe tavalise mehe ebatavalisele vaprusele. Et valiti nagu 4 tsivilisatsiooniga mingi ülealanud ja nüüd on 5 siis juba. Nii et noh. Päris vintsked tüübid. Et need inimohvridega kõik need samad ju, vaata, kui need kommunistid ju, kes ju praegugi siin, need alati mingi kommunistidega on alati käinud ju kaasas mingi inimohvrid ju. On, alati on. Isegi siis, kui nad päris ise nagu nii palju enam ei tappa, siis nad toovad maale spetsialiste, kes selle ära teevad. Ikka. Aga ega veri lendab ikka, kas pannakse autoga rahvamassi või mis iganes. Me tänases saates surgitakse niisama bussnoaga. Nüüd tänastes saates oleme neid rääkinud seal, kuidas on nagu neid seda kõike nagu maale tuua. Asteekide inimohvrite toomise tava ümber on arenenud õudust äratavaid väärarusaama. Romaanides, filmides, isegi mõnes varasemas ajalooraamatust lasti korraga sadadel inimestel ronida püramiidide kitsaid astmeid mööda tippu, kus neil südamed välja lõigati ja kehad alla heideti. Samal ajal kui pealtvaatajad all lausa ekstaasis kriihkasid. Näib, et tegelikult oli see pealtvaatajatele haudvaikuses toimunud ja lummav elamus. Enam-vähem samasugune, nagu meie oletuste kohaselt leidis aset teistes iidsetes maailmades, näiteks muistsetes keltide omas. Et tseremoonia pealtvaatajad olid paastunud ja hoidsid seistes pühasid lilli käes. Nii. Et pärast ohvri toomist säilitas ohvri, vangistanud ja annetanud sõjamees tema jäänused, juuksid ja tseremoniaalsed regaalid erilisest pillirost laekas oma kodus aukohal nii kaua, kui ta elas. Et ta säilitas nii kaua, et kõike need. Ühesõnaga, need ohvrid võeti sõjas, püüti kinni. Sõjavangid siis. Põhimõtteliselt küll, jah. Suurem osa ohvreid olid mehed, klassikalised sõjavangid. Siiski mitte kõik. Näiteks ühel iga-aastasel pidustusel toodi sõjas vangi võetud noor Neio kohalikust templist oma vangistaja majja. Neio kastis käe sinise värvi sisse ja jättis oma käe jäljendi tema ukse piidale. See püha märk jäi aastateks püsima ja meenutas inimestele kingitust, mille ta oma eluga tõi. Siis viidi ta tagasi templisse ohvrikivi juurde. Põlisrahvaste mõistne tava ei lubanud neil vaenlaste ees nõrkust ilmutada. Selline stoilisus tõi suurt au. Mõnikord suutsid surmaminejad oma osa täita, laskmata vaenlastel oma pisareid näha. Mõnikord käis see neile üle jõu. On tõsi, et mõned nutsid, meenutas mees hiljem. Kui palju nad siis ikkagi ohverdasid? Kas filmide järgi tundub jah, et sinna läksid terved rongidäied nagu Siberisse, aga kuidas see päriselt oli? On siit raamatust aru saada? Ütleme arvestades, et need tsivilisatsioonid polnud nagu väga suured, et siis need ütleme ei saanud nagu need kogust ka väga suured olla. Need mingi Gulagiga neid ei ole võrreldav, mingi see Hiina kommunismiga või näiteks seal mingi seal Pol Potiga kuskil seal mingi Kambodžasega, nendega ei ole võrreldavad need inimohvrid. Et ikka tänapäeva kommunismid, et need on oluliselt. Ütleme, tegemist oli üks naiivse ja primitiivse ühiskonnaga, kes ei saanud aru, et kõik tuleb maha nottida. Ja. Aga siin oli sedasi, et ütleme, üks asi oli ka sedasi, et mis nagu seda tänapäeva kommunismi ikkagi ülal peab, on ka seda nagu pidevad sõjad. Siis seal olid ka, ütleme, nende tsivilisatsiooniis olid ka, et pidevad nagu sõjad olid nagu tavalised. Et suuremas osas Mesoameerika maailmas polnud salalist rahu olemas. Sõda ja laienemine olid igikestvad, sest mešikade riik pidi jõukamaks muutuma, seda mööda, kuidas kasvasid selle paljude naistega ülikupered. Ülikud olid alati mitme naise pidajad. Ja siis, et rahvast tuli pinge all hoida, et vanad liidud püsima jääksid ega laguneks tühiste tüliküsimuste pärast. Lahingupiirkondi tuli välja poole suruda, et oru kaitsutud südamik saaks ainult rahu aega tunda. See on täpselt samamoodi, kui me võtame mingi tuumik Euroopa või ükskõik, või võtame mingi Ameerika või, et need saaksid nagu rahus olla ja mingi maailmas nagu rikkusid. Siis tuleb Süürias ja Ukrainas nagu medistada. Igal pool tuleb jah, ütleme suruda nagu seda sõjategevust järjest kaugemale. Et mitte midagi uut ei ole, kõik on täiesti uudne. Siis see homo asi, seda me ühes saates rääkisime seda,
Ikka tuli ette. Ikka tuli ette, jah. See oli lausa seal selline. See oli seotud meelelahutuse või lausa kultuuriga. Keegi artist. Jah. No Eurovisiooni analoog muidugi. Siis oli sedasi, et nagu need sõjapidamiste hooajal oli see, et tavaliselt mingid nagu kippusid nagu sellised nagu need sõnakuulmatumad hõimud need nagu jälle teiste vaenlastega nagu liituma. Need suruti julmalt maha jälle. Praegu oleks täpselt samamoodi, et kuskil seal mingi nagu need... Mingi Iraan tõstab pead. Iraan tõstab pead, on ju. Jah. Siin on valatuid tiile seal. Siin on ka pildid on jälle inimohverdustest. Head pildid on siin. Püramiidiga treppide peal tavaliselt. Ja seal, kus see ohverdamine käis seal üleval püramiidi otsas või kuskil mujal? No treppide peal põhimõtteliselt nii palju, kui need sinna nagu mahtuseks, siis seal oligi kõik. Ja. Aga siis, kui need hispaanlased tulid, siis ega need hispaanlased need nagu võtsid need ka mõnuga need osad komped, kuna need olid vastu võetud, kõik see inimohverdamised ja kõik sellised asjad. Ja nad võtsid need nagu nad mõnuga need kombed nagu üle, et ka ju mõnus. Et nad on harjunud inimohvritega värkidega, saab ju oma võimu ka kehtestada. Siis oli ka mingi niisugune rikkustega kokku ajamine. Hispaanlased ja need röövisid ja kõik need aarded sealt ära. Aga see ei aidanud Hispaania kuningriik, kuna see valdus järjest suuremaks, sõdu oli vaja järjest rohkem pidada. Lõpuks läks ikka pankrotti. Ja näed. Jah, nii, tahtsin veel siis, et uute maksude positiivne mõju, et siin oli ka, et okei, siin on üks hea moodus oli see, ma räägin kohe ära. Nii, siin on see, et ütleme, kuna nad maksukogujad, et olid need maksukogujad, need olid see, kes osa raha vahelt tuuri panid. Siis nagu need alistatud, need pärismaalased, nad olid nõus ütleme, tugevamale võimule kui Hispaania kuningale maksu maksma, aga maksaks otse Hispaania sinna riigi kassasse. Et jätaks need kohapealsed, need, kes on need ahned maksukogujad, jätaks need nagu mängust välja. Ei, see on, ütleme, tark rahvas. Meil kunagi meil see kirjanik Kivisildik kirjutas, et teeks ju nii, et maksaks otsekodi seal mingi Rothschildile. No milleks? Milleks? Mis need juurde annavad, need parasiidid? Täpselt seal vahepealsed. Raha peab jõudma sinna ja kui ta sinna jõuab, siis on hästi. Jah. Aga ei jõua ju kõik. Teeme selle vahesumma, teeme pooleks, mis nagu peab. Järgi jääb poole. Ma loen siin väikse lõigu veel, et inspektor Valderrama oli omal ajal šokeeritud. Ta oli siiralt veennud, et pärismaalased tahtsid raha majandusse astuda ja otse kuningale maksta. Et mitte vanal viisil jätkata. Kirjutas Philipp teisele ja süüdistas munkasid. Võimatu on uskuda, et need paari indiaanlase rahutused oleksid aset leidnud, kui neid poleks selleks õhutatud. Sest lisaks asjaolule, et nad on loomu poolest nii kuulekad, tuli uus maks neile suureks kasuks. See on nagu Eestis tulevad praegu. Iga uus maks tuleb ainult kasuks. Rohkem raha kätte. Et mõistuseta loom saab aru ja tunneb head, mida talle tehakse rohkem kui inimene, ehkki tal on pisut mõistust. Ma tegin suuri pingutusi, et neist mešikatest aru saada ja olukord pole selgemaks muutunud. Ilmselt polnud talle kordagi mõttesse tulnud, et kõigest 40 aastat varem Mesoameerikat valitsenud asteekide lapsed ja lapselapsed võiksid protestida, kui neid nii kiiresti vaesunud andamit maksvateks plebeideks muudeti. Kas mingi otsesed võrdlused tänapäeva Eestiga? Jah, et see... Mis teha? Et see võõrvõim ja see väljastunud kommunism on ka nagu kõik väga hästi nagu ka siin toimib. Üks ühele. Jah. See ikkagi kõik, mis sa nagu lugesid, annab meile nagu sellist enesekindlust ja nagu uhkust, et räägitakse küll palju, eks ole, steegid seal muudkui ohverdid. Tegelikult olid nad suht nagu napid ohverdajad. Selle mingi genotsiidi mõõtu peaaegu välja ei andnudki. Et millest me üldse räägime, et meie ajal toimuvad ikkagi palju tublimad asjad ja meil lähiminevikus on tehtud selliseid ohvripidusid, et ohohohoo. Et see kõik on ikka, et ärge laske nagu ennast petta romantilistel sellistel luuludel, et need õilsad pärismaalased olid eriti kõvad ohverdajad, mida tühjagi. Jah, aga mis on põhiline, aga need, kes nagu maksta ei tahtnud, näiteks kui meil siin on sedasi, et homme vist on see automaksu maksmise tähtpäev, et
esmaspäeva hommikul seadsid hispaanlased pärismaalaste turul püsti 8 posti ja teatasid, et seovad nende külge kõik, kes võime kritiseerivad. Need on need riigivaenlased. Riigivaenlased kohe, jah. Nii et meil on ka kohe sama teema. Eestis on ka väga palju riigi vastasust, aga võt ei ole veel jõutud postideni. Isegi Tallinnas ju Raeküljes on posti, isegi just mingid rauad veel alles, et saaks ju tarvitada, aga need ei ole seda, ei ole seda, Udu on kõrvade vahel, udu. Need automaksu mitte maksta tahted, et need ka kuskile Raekoja platsile. Ja nüüd võiks auto järel Raekoja platsile lohistada kõigepealt, et siis vaadata, kas on posti üldse vaja või ei ole. Mingi Bolti elektriautoga loomulikult. Tesla on kõige parem. Ja. Vahepeal ei olnud Tesla hea, aga nüüd on vist jälle hea. Okay. Et raske aru saada, kuidas parasjagu jõujooned jookseb. Täpselt. Aga nüüd ma tahaks rääkida sedasi, kuidas seal ikkagi nagu seal maksuamet, siis hispaanlaste maksuamet töötas. Et loen ka siit ühe väikse lõigu, siis kõik saavad aru, et seal midagi, et maksudega ei jamata. See oli, et neljapäeva 3. mai õhtul 1612 kuulutasid kirikukellakuud, kui rahvas hakkas kuningliku maksuameti juurde kogunema. Uksed olid lahti. Esimese korruse suures kiviseintega ruumis olid kuhjas 29 maha löödud peaga mustanahalist surnukeha. Juba päeval, kui nad võllast maha võeti ja nende pead vaiad otsa pandi, oli hukatute sugulastel lubatud nad riidega katta, kuid sellegi poolest tiirlesid nende kohal kärbseparved. Kohale tulnud, kes suusõnalise kuulduse peale olid sellel tunnil siis kogunenud, mustanahalised mehed ja naised, hispaanlastest mungad ja hulk indiaanlasi, kes kõik aidata tahtsid, jäid esmalt šokeerituna seisma. Nad ei öelnud peaaegu midagi. Don Domingo ehk Ximalpajin, indiaanlane, kes seal samas kirikus töötas, nägi, et nii paljude jaoks polnud neil surnuraame. Pered olid toonud laipade kandmiseks vooditelt, põrandatelt ja seintelt võetud õlgmatte. Nad asusid teele halastaja Jumalema hospitali poole. Neil oli lubatud surnud maha matta. Võib-olla selleks, et oma tundeid väljendada või siis takistada vaenulikel hispaanlastel neid peatamast, hakkasid rongkäigus kõndivad mungad laulma. Õhtuse sõus kõlasid kristlikud kirikulaulud. Kõik kristlus oli ka, et seal ennast nagu kanda kinnitanud. Aga pead võeti ikka maha. Aga need võeti maha neegritel. Kas neil oli mingi maksuvõlad või mis? Jah, need olid nagu, kes ei tahtnud nagu makse maksta piisavalt. Ja maksuametis, kus tehti nagu seal maksuameti juures kõik ära. Ma arvan, et ega sellest pääsu ei ole, me varem või hiljem jõuame sinna samma välja. Ja. Sellepärast, et maksud muudkui tõusevad ja raha jääb muudkui vähemaks. Mingil hetkel tuleb hakata maksma peadega. Aga nii kaua taustaks võib juba tuua sedasi, et ega seal pole ka jälle midagi uut, et ütleme ka praegu ikkagi tuuakse nagu neid välisorjasid, meil tahetakse nüüd seal mingid spekke tuua. Aga siis oli juba 1570. aastatel, samal kümnendil, muutus Aafrikast orjade Mehhikosse vedamine suureks äriks. Aastate jooksul veeti kaugele kontinendil üha rohkem orjastatud aafriklasi. Nii. Õigu poolest veeti kuni umbes 1600. aastani Mehhikosse rohkem aafriklasi kui kuhugi mujale uude maailma. Ühesõnaga massimigratsioon juba käis, aga vaata jälle asi oli nagu poolik. Tänapäeval see toimub tõrgeteta. Võib-olla seal vana Sooros natuke investeerib ja kõik käib ilusasti. Või mõni riik avab piirid, teine ei ava, aga ikka käib kõik see trants piiri. Aga siis oli vaja tohutuid investeeringuid teha, eks ole, kinni püüda, raudu panna, eks ole, vedada kohale. Tõudne jama, vaata, kus see praegu toimub kõik. Perfektselt, sujuvalt. Et ikka jälle me näeme, et praegu ikkagi asjad on nagu väga korras võrreldes sellega, mis nad olid vanal ajal. Veracruzi sadamast müüdi nad oksjonil maha. Suurem osa saadeti tööle hõbeda kaevandustesse või suhkru istandustesse, kuid päris paljud müüdi ka Ciudad de Mexico või selle lähedal asunud tähtsuselt teise linna Puebla de Los Angelesega eliidile. Nii. Näed, siin olid sedasi, nii et mingi 1570 ja siis ütleme, siis see periood oli see, et kahanes nagu rahvaarv meeletult ja siis nagu, ütleme, maksuseadused ja need muutused ja need olid sedasi, et need nagu päris palju, et kas siis rahvas põgenes džunglitesse või lihtsalt suri maha ka, et nad ei pidanud elada üle seda. Jah, seda maksukoormust ei elatud üle. Meil siin džungleid ei ole, kahjuks. Jah. Nii et valikuid on napilt. Metsa ka jääb järjest vähemaks sellest, kui mingi raielangi peal palju. Mets maha, lihtsalt võetakse võsa maha.
No, tuulikud tulevad asemele. No proovi seal tuuliku all ennast ära peita või tuuliku taha. Kätte saavad. Noh, jah. See infraheli saab see ikka kätte, kui keegi muu kätte ei saa. Nii. Ühesõnaga ikkagi väga lohutav on lugeda sellest, kui halb oli elu vanasti ja kui hea on see ikkagi praegu. Jah. Nii et noh, ütleme nii, et ega see kommunism, kõik need erinevad tsivilisatsioonid, et noh, need on nagu... Ütleme nagu sellised, jah, see algkommunism oli ikka nõrk. Aga noh, kõik nagu kordub. Jah, aga paremini ja tõhusamalt. Tõhusamalt, jah. Et kunagi tehti nagu selline arglikke katseid, inimesed nähti vaeva välja, suurt midagi tulnud, aga nüüd, nii kui mõte tuleb, isegi see mõte ei ole selge, ikka on tohutu kari laipasid taga, ikka on nagu kõik nii halvasti, kui üldse saab olla. Aga noh, väga hästi on, ütleme, see maksutavad ära esimesega laine. Jah, ei see oli ka, et jah, inimohverdamise asemele tulid maksud ajalooliselt ja tegid oma töö ära päris korralikult. Nii et selle positiivse noodiga võimegi lõpetada oma tänase lühikese võitu saate, sellepärast et meil siin aeg pressib peale. Jah. Aga lugege teie ka vanade kultuuride nurjumisest ja tundke rõõmu sellest, kui hea on elada Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis ja kuidas kõik on hästi. Kohtumiseni. Järgmine kord siis jälle uued genotsiidi uudised. Nii jääb. Nägemiseni.